Tere õhtust kõigile! Mul on hea meel näha, et teid on nii palju siia kogunenud. Meie vestluse töötuppa, kus me räägime sellest, mida meist igaüks saaks teha, et maailm muutuks paremaks. Ja täna me keskendume tekstiilile. Ehk et teiega koos mõtleme kõik selle üle, mis meil seljas on. Ja ma tahangi hakatuseks teile rääkida sellest, mis mul seljas on. Et see on verivärskelt valminud T-särk. See valmis üks 30 minutit tagasi ja seda aitasid teha kõik meie panelistid tänased. Koostöös siis valiti välja üks materjal, mis on viidud uuskasutuskeskusesse, sest et selle eelmine omanik ei vajanud seda enam. Ja siia peale on siis disainitud ühest teisest sellisest särgist, mis oli oma omanikule muutunud tüütuks, erinevad elemendid. Ja me tegime seda kõik koos ja Reet aitas nagu käsitööga, aga siis idee poolest on, kuna mina igapäevaselt töötan laseri saatejuhina, kus me proovime ka igal nädalal esmaspäeviti maailma paremaks muuta, siis idee poolest on siia kirjutatud laser. Et siin on L, A, S ja E ja R. Meil jäi aega natuke see väheks, et praegu päris täpselt ei saa aru, mis siin kirjas on. Aga Reet ütles, et kui siin niidiga teha valge niidiga tšup, siis saab väga hästi aru. Et see on siis laser ja siin selja taga, need on minu prillid. Ehk et see on siis sõnumiga T-särk, mis läbi selle, et ta on saanud endale uue väärtuse, leiab nüüd taaskasutust. Ja sellest, kuidas me ise saame taas kasutada, mida me saame teha, et maailm muutuks paremaks, sellest me siis täna rääkima hakkamegi. Ma tutvustan teile ära meie panelistid. Kõigepealt disainer ja ekspert taaskasutuse teemal, upcycling, recycling, kõik see. Reet Aus. Euroopa asjadest valgustab meid täna Euroopa Komisjoni volinik Kadri Simson. Ja keskkonnateemadel loomulikult keskkonnaminister Rene Kokk. Tere õhtust. Ja Harri Moora, vanemspetsialist, ringmajanduse vanemspetsialist ja kõike sellest, nii et tema siis annab eksperdina ka oma toetuse siin täna. Enne kui me läheme vestluse juurde, ma palun, et te kõik vaataksite, mis teil seljas on. Selleks tuleb käärida särgil kas siit servast või siit servast ülesse. Või siis siit krae ja vaadata, mis sinna kirjutatud on, mis materjalist teil need riided on. Kellel on sõber või sugulane käeulatuses, et siis saab lasta tal vaadata. Mul on siin abikaasa käepärast, sul näita, mis sul seljas on. Tal on õnneks sul on väljapoole kirjutatud. Siis 70% bambust ja 30% puuvilla. Nii, kas leiate? Jaa. Nii, mis sul on? Väga hea. Kadri, ole hea, valgusta, mis sul on? Mul on 100% siid. Nii. Mina ei leidnud. Äkki ma olen ära lõiganud, äkki ma ei tea. Vot, ära lõiganud. Mis ära lõigatud toodetega saab pärast seda, kui nad jõuavad uuskasutuskeskusesse või et idee poolest võiks neid ümber lõigata või ümber töödelda? Kohe saame teada. Nii, mis sul on, Harri? Puuvill 100%. No, väga hästi. Nii, kes tõstab käe, et on leidnud endal sildi? Mis sul oli? Hüüa mulle, siis ma ütlen teistele ka. Kampsun on viskoos ja puuvill, T-särk 100% puuvill. Kes veel leidis endal sildi ülesse? Nii, väga hea, mis sul on? 100% puuvill. Kellel veel sildi peale on miskit kirjutatud? Nii, hüüa mulle. 100% puuvill. Jube teadlikud inimesed on siin, on ju? Ütlevad ainult need, kes julgevad öelda. Just. Ühesõnaga, esimene asi, mida me tänasest töötoast peaks panema kõrva taha, on see, et tuleb seda silti lugeda. Ja kohe nüüd õpetame teid seda silti lugema. Hakatuseks ma ütlen teile paar fakti tekstiilitööstuse kohta. Et tekstiilitööstus on maailmas üks enim saastavamaid tööstuseid üldse
ja seda on arvutatud kuidagi niimoodi, et kui me paneme kokku terve maailma lennunduse ja terve maailma laevanduse, siis me saame samasuguse jalajälje nagu tekstiilitööstus teeb. Seda on päris palju. Kõikidest rõivastest tekstiilidest, mis ära visatakse, jõuab teise ringiga kasutajateni vähem kui 1% terves maailmas. Aga see võiks olla 95%. Harri, teil on tehtud värske uuring selle kohta, missugune on olukord Eestis. Kuidas me kasutame Eestis neid tekstiile, palju me neid kokku kogume ja palju me neid siis pärast ringlusse saadame? Jah, et meil on just lõppenud üks uuring, mis Põhjamaade Nõukogu toetusel sai läbi viidud koostöös siis 3 Balti riigi keskkonnaministeeriumitega, kuna see tekstiili ja kui me räägime tekstiilist, siis täna me räägime valdavalt rõiva ja kodutekstiilidest, sest tekstiilitööstus on väga lai mõiste, et täna me jääme ikka selle juurde, mis meil seljas on ja ka kodutekstiilid. Jah, et tõesti me tegime uuringu, kus me siis uurisime 3 Balti riigi tekstiilide, siis kodutekstiilide tarbimist, seda, kuidas ja kui palju neid kokku kogutakse siis korduskasutusena või siis jäätmekäitlusena ja mis neist siis edasi saab ja tõime välja ka siis sellised soovitused ministeeriumitele, kuidas võiks edasi minna, aga hästi lühidalt kokkuvõetuna siis need kogused võib-olla Eesti üllatuslikult Läti ja Leeduga võrreldes me nii-öelda tarbime rõivaid ja kodutekstiile peaaegu poole rohkem kui lätlased ja leedulased, et see väga selgesti ikkagi iseloomustab seda, ma ei tea, kas see on nüüd au ja kuulsus või midagi muud, ühelt poolt me oleme võib-olla tõesti paremal järjel, aga teiselt poolt eks me ostame ka rohkem ja kas me ostame rohkem sellepärast, et meil rõivad vaja on või me pigem ostame sellepärast, et me tahame oma ostukirge täita, aga selle ostmise määraga pealt oleme me kuskil 12,5 kilo inimese kohta aastas ostame rõivaid ja sellega me oleme kuskil seal Euroopa keskmised täiesti. Natukene on veel Inglismaa on seal veel ees, aga tegelikult me oleme jõudnud päris juba sellisesse heaoluriikide klassi oma rõivaste tarbimise poole pealt ja kui me vaatame nüüd, palju me jäätmeid tekitame või ütleme, mis me nende jäätmetega teeme, siis tegelikult jah, ütleme 60% nendest rõivastest juba alla aasta me tarbime ja nad liiguvad siis meil valdavalt osas ikkagi jäätmetena kas siis ladestamisse või põletusse. Üks huvitav detail veel, et Eestis me oleme küllaltki head nii-öelda second hand või korduskasutuse poole pealt, et ka siin me oleme tegelikult saavutanud ja tänu ma kujutan ette just nende korduskasutusorganisatsioonide uuskasutus Humana, ma näen, et ka nende esindajad on siin, tänu nendele organisatsioonidele me oleme saavutanud päris hea rõivaste kokkukogumise ja korduskasutuse, mis on ka kuskil turule pandud rõivastest peaaegu 20%, mis on jällegi päris selline tubli saavutus võrreldes Põhjamaadega. Aga probleem on sellega, et mis siis see muu jäätmemassiga me teeme ja see tõesti tänasel päeval valdavalt liigub ikkagi prügilasse või põletusse. Sinna probleemini kohe varsti jõuame, et kui see vestlus siin läbi saab, siis diagonaalis üle selle platsi on Arvamusfestivalil ühes nurgas siis taaskasutuse töötuba ja seal saab siis igaüks minna ja vaadata, missugune näeb välja enam-vähem see hunnik, kui palju eestlased siis igapäevaselt ära viskavad kaupa, tekstiili. Seal on niimoodi, et 1 tonn tekstiili, siuke hunnik on pandud seal siis välja, mis on uuskasutuskeskusse viidud. Iga päev eestlased viivad uuskasutuskeskusesse 2 tonni rõivaid. Et siis enam-vähem saab selle pildi nagu seal silme ette, et keskmiselt kuus eestlased viivad uuskasutuskeskusesse 70 tonni rõivaid. Ja siis saate seal sorteerida, võib-olla mõni ese leiab taas nagu ilma isegi kääre sisse löömata kasutust, et tundub nii hea, et võib kohe selga panna, siis seda võib julgelt teha, aga kohe kõrval on ka töötuba, mida täna on Reet Aus seal päev otsa juhtinud ja homme juhib Anna Lutter, et siis saab nendest asjadest uusi asju teha. Ja Reet, et kui sa oled seda tänast töötuba seal juhtinud, mis siis see inimeste õmblusoskus on? No täna ma kohtusin piisavalt väikese arvu inimestega, et teha mingit üldistust, aga minu kõige suurem heameel oli selle üle, et hästi palju noori ja isegi lapsi, et vist kõige noorem inimene oli 12-aastane, kes istus seal 3-4 tundi ja tegi endale uue pusa ja tema õmblusoskus oli täiesti hämmastavalt hea. Ehk siis ma arvan, et
noh, ega õmblemine tegelikult ei ole lihtne asi ja see on üks põhjus, miks asju ka ei paranda ja sul on vaja masinat, sul on vaja häid kääre, sul on vaja miljonit väikest pisiasja ja see võtab ka aega ja see nõuab ka kannatlikkust ja selleks, et teha üks korralik toode, sa tegelikult pead oskama seda teha ja sa pead seda õppima ja seda ongi näha selliste töötubade puhul väga hästi, et inimeste ambitsioon teha midagi uut ja lahedat endal on hästi kõrge ja siis, kui nad istuvad maha ja hakkavad midagi tegema, nad saavad aru, et tegelikult see ei ole nii lihtne, siis see motivatsioon väga kiiresti nagu kaob ära ka. Aga täna meil oli erakordselt lahe tööpäev, me tegime lihtsamaid asju, see on üks põhjus, miks me tegelikult isegi polnud meil lõikeid ega midagi, oligi parandus, lihtsalt sellised ümberdisainid, parajaks tegemised ja kõik, kes tulid oma sooviga, kõik, ma loodan küll, et said sealt õpetust, juhendust ja väga palju toredaid asju sai valmis ka tänase päeva jooksul. Nii et me päästsime sealt uuskasutuskeskuse hunnikust, mis muidu oleks prügilasse läinud, ikkagi täitsa märkimisväärse hulga rõiveid ära. Kas inimesed harilikult parandavad oma rõivaid? Nööp kukub eest ära, hakkan tagasi õmblema. Ei paranda. Väga-väga vähe parandatakse, et seda, ma siin aeg-ajalt käin uuskasutuskeskuses niisama tudengitega sorteerimas või lihtsalt mulle meeldib nagu väike hobi mulle, et ma käin vaatamas, et kuidas muutub see pilt, mida inimesed ära siis toovad või ära annavad, et tegelikult inimesed toovad ära ikkagi väga suures osas täiesti uusi rõivaid, tihtipeale hinnasiltidega ja see on nagu see osa, mis minu arust on nagu kurb osa, et uuskasutuskeskusest või siis nagu see korduskasutusest on saanud selline nagu hea nagu natukene nagu kirikuskäik, et ma viin need asjad ära, et kindlasti kuskil on keegi abivaja, kes neid asju vajab, on ju, ja et siis ma saan minna poodi uued asjad osta, et tehtud. Jah, et tegelikult see nii ei ole, et tegelikult kellelgi ei ole meie neid vanu asju eriti vaja, et neid jääb ikkagi nii erakordselt palju üle ja neid ei ole mitte kuhugi panna, et seetõttu on nagu kaks asja, esiteks minu arust üldse ei peaks kartma, kui auk tuleb SMS-e, et vast minu arust see väärindab toodet ja ei ole vaja sellepärast seda ära visata, et üks väike augukene tuleb, mina kannan küll aukudega asju ja kui mingi teksapüks alt rebeneb, minu arust see vastupidi õilistab seda toodet ja tegelikult on üsna lihtne on see nööp ikkagi ise ette õmmelda, et selline oskus tegelikult võiks kõigil olla ja see niit ja nõel võiks kodus olla. Rene, et ma kahtlustan, et see protsent, mis viiakse sinna taaskasutusse, uuskasutuskeskusesse või Humanasse, et see tegelikult on nagu väga väike osa sellest, mis igapäevaselt prügimäele jõuab. Kas meil mingi statistika Eestis selle kohta on, et mis siis lõpuks sinna prügimäele jõuab tekstiilist? Ega meil päris täpset statistikat tegelikult ei olegi, sest päris palju läheb ju olmejäätmete hulka. Ja ega selles mõttes me olemegi täna selle tee alguses täiesti, et seesama uuring, millest siin enne just ka juttu oli, siis tegelikult see on üks esimesi üldse täna, kus me nagu püüame aru saada üldse, mis olukorras me oleme. Aga ma tahtsin veel siin, kui Reet rääkis, just mõtlesin selle peale, et ma vist olen küll ikka siis selles mõttes, ma tundsin ennast päris hästi, et ma suudan täiesti iseseisvalt nööpi ette mõelda ja auku ka kinni õmmelda kuskil on ja kuna mul on 2 tütretirtsu, kes on 4 ja 6, siis nendele tuleb ikka pidevalt põlvede peale paikasid panna eri värvi, küll eri kujudega, kas südamekujulised või lillekujulised. Sellega tegeleb küll valdavalt elukaaslane, aga tulles tagasi selle jäätmeteema juurde, jah, siis see on probleem ja tegelikult ega see probleem on üle Euroopa ja üle maailma, et me täna ikkagi päris täpselt meil ei ole rakendust ka tegelikult sellele tekstiilile. Ja kui me seda probleemi nagu vaatame, siis võib-olla me räägime sellest veel edaspidi debati käigus, aga ma arvan, et siin üks olulisi asju kindlasti on see, et me peame endale teadvustama, et see sinu sissejuhatus oli väga hea siin enne, kus me pidime vaatama, et mis riided meil seljas on ja tõsi, ega ma pean isegi tunnistama, et ma ei ole riideid selle järgi küll ostnud, et ma vaatan, kas ta on nüüd kahe komponentne või ühest materjalist tehtud, mis oleks ju alus sellele, et pärast kuidas seda siis taaskäidelda. Aga me peame väga sügavalt otsa vaatama ja mõtlema läbi selle, mida ja kui palju me ostame, et vaadates seda värsket uuringut ka, siis need numbrid on ikka tegelikult hämmastavad, kui me vaatame seda kiirmoodi täna, et kui palju inimesed ostavad lihtsalt riided ja ära viskavad ja kõik see, siis see on ikka tõsine probleem ja siin ei ole ainuüksi lahendus see ka, et me kasvatame siis tekstiilijäätmete ümbertöötlemise võimekust, et me nagu looksime indulgentsi inimestele ikka osta sama palju edasi, teeme tehaseid selleks, et need ümber töötada ja panna veel ressurssi nii energiat kui vett sinna, nii et tegelikult hästi oluline roll on sellele, et me teeme teavitustööd ja läbi teavitustöö, mis peab olema pidev, et saame seda lihtsalt kasutamist ja ostmist alla, et see uuring ka ütles vist, et 40% on meil kapis võib-olla riideid
mis ei lähe kunagi kasutusse, mis me ostame, ei lähe kunagi kasutusse, need on ikka hirmuäratavad numbrid. Kadri, ma ei kujuta ette, mis pilguga Euroopa Komisjonis vaadatakse sind, kui sa lähed kohale, see väike auk on särgis. ma ei tea, ma ei ole katsetanud. Viimasel ajal me suhtleme läbi teleekraani, eks ole, et see on väga harv, kui sa päris inimesi näed. Nii et võib-olla nad ei märkakski mu väikest auku. Ja ja kui sa piisavalt enesekindlalt selle välja kannad, siis nad kindlasti arvavad, et nii pidi ka olema. Aga üldiselt see on tabu, eks ole, üldiselt nagu, et inimesed käivad korrektselt, ülikonnad on värsked, kõik on uued triigitud. Ei, ma ütleksin, et mu kolleegid on väga mitmekesised, et mul on kolleege, kes koosolekul koovad ja keegi ei vaata imelikult, et täitsa iseloomuga kolleegid. Aga üldiselt meie põhiline ülesanne on kogu aeg nagu mõelda, et kui me nii kõrgel tasemel oma otsuseid teeme, et kuidas nad inimesteni tuua päriselt. Ja nagu sa tead, siis tänase komisjoni kõige suurem eesmärk on rohelepe, et aastaks 2050 Euroopa oleks esimene kliimaneutraalne maailmajagu. Aga kui me selle saavutame ja kindlasti me selle saavutame, sest sellel on lai toetus kõigis liikmesriikides, siis täna me emiteerime ainult 9% CO2 ja ülejäänud maailm peab olema meile partneriks, vastasel juhul me väga suurt muutust ei too. Nii et tekstiilitööstuses kindlasti see, mida teevad riigid ka väljaspool Euroopat, on väga tähtis. Ja mida meie saame teha, on siis 3 viisil mõjutada tarbimist. Et kõige saastavamad asjad saab ära keelata. Siis sa saad maksudega mõjutada. Ja kolmandaks saad sa siis mõjutada tarbimist, lihtsalt tarbija käitumist. Ja selleks on ka väga hea näide näiteks kodumasinatega, et kui sa lähed tolmuimejat või külmkappi ostma, siis sa vaatad, et seal on see energiamärgistus peal, et ostan natuke kallim, aga ta on A-klassi külmkapp, et ma kulutan vähem elektrit kui punases oleva D-ga. Ja me kokku teame, et näiteks kodumasinatega lähima 10 aastaga me hoiame kokku 38 teravatt-tonni energiat. See on Ungari aastane kasutus. Sellepärast, et inimesed valivad säästvama viisi ja see mõjub. Kui kõrgel see tekstiilitööstus üldse prioriteedina selle Euroopa Komisjoni rohestrateegias on? No iga väike samm on ka tähtis. Mina vastutan energeetika eest ja 75% Euroopa CO2 emissioonist tuleb energia tootmisest, transpordist ja tarbimisest. Aga siis on seal hooned, transport kui liikumisviis, toidutainetööstus ja siis tulebki juba tekstiil. Nii et eks tal ole kõva jalajälg. Ja kui me seal muutust ei too, siis ikkagi jääb täpselt nii palju puudu meie kliimaneutraalsusest, et seda päriselt saavutada on keeruline. Me jätkame siit kohe, aga ma tahan juhtida tähelepanu sellele, et kõik, kes te kuulate, teil on võimalik ka küsimusi esitada. Et siin, ole hea, tõuse korra püsti, üks mikrofon on siinpool nurgas ja teine mikrofon on seal treppide juures. Et siis teate pöörduda või lehvitada on ju nendele tütarlastel, nad hoiavad silma peal, kui teil on küsimus, palun sekkuge hoogsalt meie vestlusse. Aastaks 2025 on meil kohustus tekstiilid korjata kokku liigiti ja nad ringlusesse suunata. Meil oli üks eesmärk siin aastaks 2020 ka, kus me pidime olmejäätmetega hakkama saama. Harri, sinu kui eksperdi seisukoht, et kuidas me nende olmejäätmetega siis hakkama saime, et oleme me korralikult need siis? No paberi peal saime hakkama, vist oli niiviisi, peab ministeeriumi esindajate käest küsima, aga sisuliselt ikkagi jah, ütleme niiviisi, ega suurt arengut viimase 10 aasta jooksul ringlussevõtus ei ole olmejäätmete valdkonnas toimunud. Nii et selles mõttes jah, et meil on pingutus vaja teha ja tegelikult järgmine reeper või ütleme aasta ongi see 2025, kus ka me ei saa enam nii-öelda arvutusmudelite kasutamisega natukene ka suurendada või vähendada, et selleks aastaks tegelikult see on päris suur väljakutse, et me peaksime seal peale selle sama aastaks 2020 50% olmejäätmete ringlussevõtu eesmärki veel suurendama, pluss kõik need tekstiilide liigiti kogumised, biojäätmete liigiti kogumised, kõik need asjad tulevad, et tegelikult meil on ikkagi päris palju pingutust vaja teha, et need eesmärgid saavutada ja mul on selles mõttes hea meel, et Euroopa Komisjon on tegelikult päris selgelt ja tugevalt seda asja hakanud ikkagi survestama, sest et
noh, ega see on suure väljakutsega valdkond, ühelt poolt võime rääkida jah, et inimeste teadlikkuse muutmine võib aidata, aga tegelikult on siin, seda asja peaks palju laiemalt vaatama, et me ei saa seda ka vaadata väga nii-öelda ainult keskkonnapoliitilisest vaatevinklist, et kogu see teema tegelikult peaks olema üks osa üldisest majanduspoliitikast, et kogu see rõivasti disain, tarbimine ainult üks osa, see on tegelikult nii-öelda lõpp selles rõiva olelusringis, et tegelikult kõik, mis sellele eelneb, et väga oluline roll on ju tegelikult brändide ja tootjate ehk siis moetööstuse käes ja nendest sõltub väga palju, kuidas me neid asju tegelikult lõppkokkuvõttes tarbime. Meie valmisolek võib olla väga suur, me ka siin ennem arutlesime, et väga paljud meist ju tahavad pakendid liigiti koguda, aga kui seda võimalust ikkagi head ei ole, siis tulemus ka kõige parem ei ole. Nii et tegelikult minu üleskutse on ikkagi see, et vaatame, kuidas teised teevad ja proovime võimalikult palju koostöös seda teha, sest et siin ei ole ainult, me ei saa seda teha Eesti keskselt, vaid me peame suure tõenäosusega piirkondlikult erinevate riikide koostöös seda tegema, et siin tegelikult väljakutse on veelgi laiem. Ja noh, miks mitte Soome, Läti, Leeduga koostöös seda teha, no meie rõiva valdkond on väga paljuski seotud Põhjamaadega, siin juttu oli just selle nii-öelda teisese või ütleme second hand rõivastest, siis tegelikult valdav osa ju rõivaid tuuakse meile rikkamatest riikidest, Põhjamaad, Inglismaa, Saksamaa, Eesti, Läti, Leedu on ühed suuremad sortijad Euroopa Liidus. Kohe läheme sinna juurde, et enne klaarime selle asja ära, et ma saan aru, et sa viskasid väikse kinda keskkonnaministrile, et 2020 olmejäätmete sorteerimise me paberil lahendasime ära, ehk et nagu statistiliselt väänasime numbreid. Ma väga hea meelega kommenteerin seda. Väga hea. Et sellega on selline lugu, et kui mina ametisse astusin, siis üldiselt tuli hakata neid valikuid tegema, et missuguse metoodikaga me edasi lähme. Jah, minu oponendid mulle tihti teevad märkust selles osas, et me nagu olla teinud siis statistilise vingerpussi. Kõigepealt esiteks siis selle metoodika muutmine on täiesti seaduslik ja lubatud. Eesti riik ei ole ainuke, kes seda teinud on. Ja kolmandaks ma tahan seda öelda, et me oleksime võinud ju metoodikat mitte ka muuta ja minna selle järgi edasi ja saada Eestile peale teoreetilise rikkumismenetluse ja trahvi. Ja siit tuleb mu küsimus, et kas see oleks olnud Eesti riigile või siis jäätmete taaskasutusele kuidagi kaasa aitav, et mitte midagi ei ole muutunud süsteemis endas. Me läksime edasi, oleks läinud edasi selle eelmise siis arvutusmetoodikaga ja oleksime võtnud Eesti maksumaksjale X summa ka võimaliku Euroopa Liidu poolset siis trahvi. Ja mina lihtsalt terve mõistuse poolest, kui ma ka mõtlen oma pere asjaajamise koha pealt, siis mitte mingit kasu ei oleks olnud jäätmete taaskasutusele sellest, kui me oleks läinud edasi vana metoodika koha pealt. Küll aga täna sellest kahest halvast valikust selle lükkega vähemalt ma loodan väldime siis võimaliku trahvi Euroopa Liidu poolt. Nii et jah, et on väga tore koputada vastu rinda ja öelda, et me jätkame selle vana metoodikaga, aga ma olen täiesti veendunud, et tollel päeval, kui oleks olnud võimalik trahv Eesti riigil sellepärast, et seda võimalust ei kasutatud, siis need samad oponendid küsivad, et miks riik ei võtnud midagi ette ja ei muutnud seda. Tegelikult seda küsimust võib ju praegu ka küsida, et kui trahv juba koputas uksele, et siis see on väga tore, et meil õnnestus seda vältida. Aga mis me siis nüüd sellest õppisime? Mis me õppisime? No, kui me läheme edasi sinna, siis jäätmeseadust enne minu ametisse astumist prooviti Riigikogus 2 korda vastu võtta, 2 korral see ei õnnestunud. Nüüd täna oleme seda siis Keskkonnaministeeriumi poolt seda jäätmeseadust siis võtnud väiksemaks paketiks, me oleme osa asju sealt välja võtnud, erinevad direktiivid ülevõtmised ja läinud edasi sellega, et täna on see Riigikogu keskkonnakomisjonis menetluses ja ma loodan, et nüüd kui Riigikogu kokkuvõttes tuleb, siis ka see lähitulevikus vastu võetakse. Aga siin oli juttu sellest ka, et meil on juba uued sihtnumbrid ees ootamas ja kahtlemata ja üks olulisi asju, mis meil ka ikkagi olmejäätmetest, biojäätmete väljavõtmine on üks asi, mis tegelikult on väga oluline ja ma loodan, et me selle käima saame ja siinkohal peab ütlema, et ka riik tegelikult toetab läbi Keskkonnainvesteeringute Keskuse ka selliseid lahendusi, et biojäätmed välja võtta, omavalitsusi, inimesi nii biojäätmete konteinerite kui ka siis kompostrite toetamiseks ja miks mitte ka jäätme siis konteinerite hoiumajad, pluss sinna võimalik ka siis taotleda raha, miks mitte ka tekstiilikonteinerite paigaldamiseks. Okei, ja aru saada, loodame parimat. Aga praegu me oleme siin selleks, et kui saabub aasta 2025, et siis me ei oleks seal taaskord nagu imestaks, et kas nüüd trahv või mitte trahv, et kuidas me siis lahendanud. Ja ma tahan siis jälle ära öelda, et kõigile selge oleks, siis Eesti riigile oli teada aastal 2008 see,
kuhu me jõuame aastaks 2020, nii et kahtlemata minul on oma vastutus ja me teeme oma parimas teadmises ja ma julgen öelda, Keskkonnaministeerium ja meie partnerid seda tööd ja tõesti teeme ka, et seda vältida, aga ma tahan seda lihtsalt öelda, et jah, võib-olla inimesel on kombeks vahest, kui ta vaatab, et mingi asja jaoks on väga pikk aeg, siis ta võib-olla võtab seda rahulikult. Aga täna me ikka tõsiselt pingutame, et neid numbreid tõesti parandada ja saada Eesti asjad paremaks. See 2025 ka, see on 5 aasta kaugusel, aga need 5 aastat võivad väga kiiresti minna. Et tänases plaanis ma saan aru, me oleme seisus, kus Balti riigid sisuliselt on rikaste riikide siis tagahoov või prügila või meile visatakse see tekstiil, mis sealt on üle jäänud. On nii, Reet? No natuke on jah, ja see ei ole mitte ainult praegu, see on pikalt ju niimoodi olnud, et nii kaua, kui meil endal ei ole korralikku kogumissüsteemi ja me ei tea, mida nende asjadega teha, nii kaua see ka nii on, sest et meil on lihtsalt tööjõud odavam ja meil on odavam seda sorteerida, aga ma arvan, et siin kõige suurem nagu küsimus või kõige suurem probleem on isegi see, et me võime siin, kui me ikkagi tõmbame jalad kõhu alt välja ja hakkame tööle, siis me selle 4,5 aastaga suudame ilmselt selle kogumissüsteemi ka ära teha. Ma siin selles osas mul ikkagi on Keskkonnaministeeriumisse sügav usk ja inimeste heasse tahtesse ka, aga minu arust põhiline küsimus on see, et mis me siis teeme nende kokku kogutud asjadega. Ja see on 10 korda tõsisem küsimus, sest et meil lahendusi ei ole. Ja siis võib küsida, et miks me siis juba praegu seda ei tee, et sellele küsimusele vastab ka väga kergelt, väga lihtne vastus on sellele, et tekstiiliprügil ei ole turgu. Muidu oleks meil sadu tehaseid, kes tegeleksid sellega või kui meil oleks lahendused, mida teha selle tekstiiliprügiga, siis meil oleks ärimehi, kes kõik need asjad ammu oleks ära teinud küll ja küll, aga see on niivõrd keerulist tüüpi jääde, mille nagu ümberkäitamine ongi nii keeruline. Taaskasutus on väga keeruline, lahendusi ei ole, masslahendusi ei ole, on ainult sellised väikesed vahvad teeme stuudiokest, kuskil nokitseme, natukene üritame ja kuna riik tegelikult sinna innovatsiooni ei ole panustanud, meil materjalitehnoloogiasse tegelikult ikkagi sellisel tekstiili valdkonnas panustatakse väga vähe ja me ei ole välja töötanud lahendusi, siis tegelikult, mida vist ütleb Harri ka teie uuring, siis meie ümbertöötlusvõimekus Eesti Vabariigis on 0, oli nii või? No sisuliselt jah 0. Ma tahan nii palju veel öelda, et tegelikult teiste riikide prügi siia toomine, see võib kõlada väga kohutavalt, aga tegelikult on see tuleviku majandussüsteem. Või meil on lahendused ainult siis. Ja seda just, aga tegelikult siiamaani tegelikult me oleme selle esimese etapi ehk sortimise etapi väga hästi ära lahendanud ja miks mitte seda siit edasi minna ja tegelikult pöörata see asi nii-öelda oma majanduslikuks eduks ja seda teevad tegelikult kõik praegu ja see on tegelikult nii-öelda innovatsiooni, arendus, teadustegevuse üks aluseid ehk siis minna siit sortimisest samm edasi. Eestis on ideaalne võimalus, meil on mingil määral tekstiilitööstust veel alles, meil on oskusi, meil on tegelikult olemas disainerid, kes on tekstiili ja moe disainerid täiesti olemas, eks ju. Meil on tegelikult see, ütleme, potentsiaal teha nendest jääkidest uusi tooteid olemas. Nüüd on väga oluline, et me seda mõistaksime ja siin mina üldse ei viskaks kivi niivõrd Keskkonnaministeeriumi kapsaaeda, sellepärast, et nii nagu ma enne juba ütlesin, see peab olema palju laiem, see peab olema majanduspoliitika osa, mitte niivõrd keskkonnapoliitika osa ja ma kardan, et üks probleem ongi võib-olla Eestis see, et kogu see jäätmetega seonduv teema on väga selgesti keskkonnapoliitiliseks Keskkonnaministeeriumi probleemiks tehtud. Keskkonnaministeeriumil ei ole lihtsalt neid hoobasid, et seda nii-öelda majandussüsteemis ja seda peaks täiesti teisiti vaatama üleriigilise nii-öelda lähenemise strateegiaga, ministeeriumite ülese tegevuse. Täitsa vabalt võib vahele rääkida, et ei peagi sõna küsima, et ma saan aru, et meil peaks küll majandusminister siin istuma. Aga... No kindlasti peaks, kui me räägime ringmajandusest. Ja ma olen Harriga 110% nõus, et me ju Keskkonnaministeeriumis tegeleme sellega kogu aeg, et teadvustada riigiüleselt seda, et meil on vaja taas luua üleüldse ringmajandus, et need samad plastpudelid, mis meil on mureks, et nendest teha siis kas või maanteäärde müratõkkeid, kasutada ära, eks. Riik peab olema tark tellija ja siinkohal küll Keskkonnaministeerium ka nagu pingutab, et me saaksime aherainet rohkem kasutusele võtta, et me ei kaevandaks üles siis uusi maavarasid, eks. RMK on ka asendamas siis erinevaid poste, kus on puit ja metallpostid täna panemas siis sinna ka plastikust poste ja see on üks ahel ja see ongi väga suur, et ma täiesti nõus, et Keskkonnaministeeriumist me kogu aeg suhtleme ka oma partneritega, kõiki teiste ministeeriumite, kus vähegi võimalik on ja otsime neid võimalusi, et see ringmajandus ja see tellimus riigi poolt juba panna sisse rohehangetesse, et absoluutselt ja see ei ole tõesti ainult üksi Keskkonnaministeeriumi mure.
aga ma pean ütlema, et positiivses mõttes tegelikult tulevad küll kaasa ja täitsa mõtlevad ka teised ministeeriumid, et siin näitena näiteks on, mida me oleme arutanud ka ja kus millega ise välja tulnud on ka nii Siseministeerium kui ka Kaitseministeerium, et miks ei võiks riik olla see eestnäitaja, kes tellib näiteks vormiriideid taaskasutatud tekstiilist, eks, et see oleks absoluutselt ju väga hea näide ja selles mõttes mul on väga hea meel, et need ministeeriumid mõtlevad kaasa ja täna pigem ongi see probleem, et hanketesse võiks selle sisse panna, aga meil ei ole täna veel neid ettevõtteid, kes suudaks tulla pakkuma seda. Aga selles mõttes täitsa mõeldakse kaasa ja ma ütleks, et arengud on positiivsed. Reet, ole hea, tõuse korra püsti, näita, mis sul seljas on ja seleta Miks? meile ühtlasi ka ära, mis on upcycled ja mis on recycled, on ju. Okay. Nojah, see on muidugi hea küsimus, aga ei ole mitte nii, et ma tänase päeva puhul panin enda disainitud riided selga, et eks ma ikka käin põhiliselt enda asjadega, ehk siis kui me räägime, siis inglise keeles on 2 terminit, upcycling ja recycling. Eesti keeles on upcycling siis väärtustav taaskasutus ja recycling on ümbertöötlus, et neil on siis 2 meetodil on selline vahe, et kui me räägime väärtustavast taaskasutusest, siis see tähendab seda, et võetakse materjal selline nagu ta on ja läbi disaini tuuakse ta ringlusse tagasi, ehk toodetakse, disainitakse ja toodetakse uus toode. Et see on siis nagu minu teine osa minu elust möödub Eesti Kunstiakadeemias vanemteadurina, see on siis minu selline uurimisvaldkond, millega ma olen tegelenud aastaid ja aastaid. Ja üks siis selline suuremat sorti innovatsioon, millega me siis oleme tegelenud, ongi tööstuslik väärtustav taaskasutus, et kuidas siis minna tõepoolest tööstusesse ja kuidas aidata vähendada seda keskkonna jalajälge seal, sest kui me räägime siin Euroopa probleemidest, siis me peame alati ka mõtlema selle peale, et väga suur sellest tossavast korstnast, väga suur osa sellest, kuhu siis tegelikult Euroopa panustab, ei asu mitte Euroopas, vaid asub ikkagi väljaspool Euroopat ja kui me räägime rõivatööstusest, siis tegelikult ma arvan, et kui me teeksime siin kiire gallupi, me saaks aru, et umbes 95% siin viibivatest rõivastest on tulnud väljaspoolt Euroopat. Ja võimalus teinekord oma silti vaadata tähelepanuliku pilguga, et siis kas siit või siit vaadake välja, kus riigis tehtud on. Ja see on selline nagu muna-kana teema kogu aeg, et kes peaks võtma vastutuse nende jäätmete eest, mida tellib siis Euroopa ettevõtte Aasiast näiteks ja kes peaks võtma vastutuse ka selle keskkonnamõju eest, et see on selline lõputu ahel, kus tegelikult ei ole jõutud selle lahenduseni, aga loomulikult tegelikult peaks võtma vastutuse tellija, ehk siis nii nagu on mõistlik võtta ka nagu selle toote eest, eks on seesama nagu tootja oma vastutus. Ja teine osa siis, kui me räägime recyclingust ja ümbertöötlusest, see tegelikult oleks siis üks suurepärane lahendus sellele samale kasutatud rõiva probleemile, mis meil siin Euroopas siis selle ületarbimise tulemusel väga karjuvaks muutunud on. Selle võimekus on meil paraku väga madal ja seal on 2 võimalust, on võimalik mehaaniliselt ümber töödelda ja keemiliselt ümber töödelda. Selleks, et me saaksime mehaaniliselt ümber töödelda, selleks see materjal, toormaterjal või siis see, mis me kogume, peab olema vähemalt 97% ulatuses monomaterjal ehk üks kiud. See on siis see, milleks see esimene harjutus, mis me tegime, miks see hästi oluline on ja kuhu tegelikult siis ka innovatsioon ja moetööstus võiks jõuda, on see, et me toodame tooteid, mis on tehtud monomaterjalidest ja ideaalis isegi iga see nööp või niit või kõik, mis selle toote küljes on, oleks siis tegelikult hiljem ümber töödeldav, et me saaksime näiteks meil on 100% viskoosist toode, kui me teda enam ei kanna, läheb ta keemilisse ümbertöötlusesse, me saame uue niidi ja koome uue toote. Ehk iseenesest on see hästi lihtne, väga lihtne tehnoloogia, aga väga keeruline teostada. Miks? Sellepärast, et see protsess on väga kallis. On väga kallis need rõivad kokku koguda, siis või need rõivad pärast ära sorteerida, kuna see kõik on selline töö, mida tehakse käsitsi. Ja kui te olete sildi välja lõiganud oma tootest, siis juhtubki see, millele Maria ennist ka viitas, et seda toodet ei olegi võimalik ümbertöötluses suunata, sest me ei tea, millest see toode koosneb. Ja kui me ei tea, millest ta koosneb, siis me ei oska temaga mitte midagi teha ja ta läheb igal juhul prügilasse või siis põletisse. Sa tahad öelda seda, et kõik need asjad, mis on recycled, et seal on käsitsi lõigatud lukud ja nööbid ja pandlad ära? Ikka, see on puhas käsitöö jah, hetkel. Sest et ja see ongi selline nagu ütleme siis irooniline osa sellest, et ühest küljest seda kõik on ju tore teha ja need teksapüksid kokku koguda ja Saksamaal, kus on kõige suurem sorteerimistehas, ma seal paar aastat tagasi käisin
ja noh, ma tõepoolest arvasin, sest ma olin kuulnud, et on arendamisel selline meetod, et tükkad torust sisse ja siis teiselt poolt tõid püksid välja. Teiselt poolt ta loobib materjalid laiali, et ta suudab ära tunda, eks ole, seda tehnoloogiat arendatakse, aga ei ole, seal oli 900 Saksa kodanikku, kes käsitsi sorteerisid neid rõivaid. Et see on ikkagi siiamaani täiesti manuaalne töö ja kui sa mõtled, kui palju aega sul läheb selle peale, et sa saad tegelikult lõpuks siis need tooted sorteeritud, puhastatud, needid ja ilud sealt pealt ära võetud ja saadate lõpuks sinna ümbertöötlustehasesse, kus ta siis purustatakse, uuesti tehakse kiuks ja sa saad lõpuks selle lõnga sealt kätte. See lõnga kvaliteet on ju viletsam kui näiteks uuel värskelt põllult tulnud puuvillal, eks, et sa ei saa võrrelda seda, et see on keeruline protsess, eriti see sama tarbijaäärne jääde, millega me siin täna oleme ka tegelenud ja millest me siin räägime, et ta on nii kallis jäätmeliik ja sellepärast ei olegi seal taga ka mitte mingisuguseid selliseid suuri ärilisi lahendusi. Aga noh, see on tehtav, tehnoloogia on olemas ja sellepärast ongi vaja mõelda, kuidas me saaksime selle tegelikult rakendada. No tehnoloogia on nii-öelda olemas, selles mõttes, et noh, inimene lõikab, on päris... No ta ei ole nagu innovatsioon. Aga seda kõike saabki võimendada niimoodi, et siin tulebki meil mängupoliitika, et kas me teeme sellistele nagu näiteks maksusoodustust ettevõtetele, kes tegelevad taaskasutuse või siis nagu parandusteenusega. Noh, et ühel hetkel see kuidagi peab see regulatsioon niimoodi toimuma, et siis selliselt tehtav asi ka äriliselt muutuks kuidagi apetiitseks inimesele, kes sinna sooviks investeerida, et hetkel lihtsalt seda ei ole, et sellepärast ongi niisugune natukene stuudiopõhine ja ülikoolipõhine nagu. Oota, mis sa ütlesid, 90–95% inimestest meist kannab välismaal tehtud rõivaid? Ma täiesti juupi, ma ütlesin, ma vaatan siin niimoodi, noh, näed Nike, noh, kui sa vaatad natuke, mis meil siin on seljas, et need on enamus asjad ikkagi, kes toodavad Aasias. Okei. Teine huvitav statistika, mis ma nägin, oli see, et 60% nendest rõivastest, mis meil on polüester ja vist 80% on siis need nagu segamaterjalid, on ju? Kõige suurem osa on segamaterjalid, jah. Ja see on ka selline huvitav asi, mida tõenäoliselt tavakodanik, kes rõivaga ei tegele, kunagi ka tähele ei pane, aga see sõltub õudselt palju sellest, näiteks puuvilla sisaldus teksapükstes iga aasta natuke varieerub. Ma ei tea, kas te olete seda kunagi tähele pannud, aga siin mingid aastad tagasi oli suur põud, tänu kliimamuutustele India sulges oma puuvilla ekspordi ja siis oli näha, kuidas olid meil teksapüksid turul, kus oli siis naftapõhist kiudu oli kuni 60, 70, 80%, sest puuvilla hind läks lihtsalt nii kõrgeks. No midagi pole teha, naftast tehtud kiud on palju odavam, sest et see valmib palju lihtsamalt lihtsalt. No kohe vaatame nendele siltidele veel lähemalt otsa, et tegelikult need sildid siis riiete sees ei ole pandud ainult selleks, et vaadata, kuidas seda pesta ja triikida. Aga Rene, sul oli vahepeal üks repliik siin. Ma tahtsin nii palju lisada, et tegelikult ikkagi riik päris käed rüppes pole ka istunud siin viimased aastad, et 2018 ma mäletan 1-2 projekti on saanud rahastust, mis on tekstiili taaskasutamist puudutanud ja 2019 Tallinna Tehnikaülikool sai ka Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt ühe projekti rahastuse, mille käigus siis praegu püütaksegi välja siis töötada tehnoloogia, mis siis suudaks sellest samast tekstiilist eraldada mehaaniliselt need lukud, trukid, nööbid ja muud asjad, et selles mõttes töö käib täiesti. Kas inimesed üldse pöörduvad, et palun andke meile raha nagu riigi poolt selleks või selleks asjaks või tegelikult on neid huvilisi vähe? Huvilisi on vähe, kahtlemata, seda peab küll ütlema, aga iseenesest seda ei saa öelda, et riigil ei oleks tegelikult erinevaid meetmeid ka rahastada selliseid projekte tegelikult on, et siin tuleb koostööd jätkata muidugi. Ja. Et natuke siuke ka muna-kana küsimus, et kes peaks esimesena kelle poole pöörduma, on ju. Kadri, sul oli 100% seed, aga mis maa sa leidsid sellest? Ma vaatasin, et sa Olega tuuseldasid. Ma leidsin UK, nii et endiselt Euroopa, jah. Aga noh, selles mõttes ka Euroopa Liit ju väga tõsiselt investeerib innovatsiooni. Ja mitte loomulikult ainult tekstiili jääkidega tegelemiseks, aga meil on küll aga igapäevaseid tarbimiskombeid, mis tekitavad jäädet, mida veel ei osata 100% kasutada, aga võiks. Patareid, klassikaline näide, me kõik sõltume haruldastest muldmetallidest, aga nad on tegelikult siin jäätmena olemas. Ja me peame ka silmas pidama seda, et mida iganes me toodame, see on nagu rusikareegel, et Euroopas toodame me seda säästvamalt kui teistes riikides väljaspool Euroopat. Isegi näiteks nii energiamahukas tootmine nagu alumiinium, Euroopas tehakse seda säästvamalt. Ja seetõttu oma reegleid kehtestades peame me saavutama selle, et tootmine siit minema ei läheks. Sest et ta kipub minema teistesse riikidesse, kus lihtsalt ei ole üldse nagu süda ei valuta keskkonna pärast. Ja me pärast ostame tagasi ja globaalselt oleme saanud palju suurema jalajälje,
kui siin toodetud asi. Loomulikult teine põhimõte on see, et kõige säästvam nii energeetika suhtes kui ka siis ilmselt tekstiili suhtes on see, et sa jätad tarbimata. Ja mida me teeme energeetika valdkonnas, lihtsalt sa soojustad majasid, sest et 40% kõik meie nagu energiast läheb majade jahutamisesse või soojustamisesse ja kui nad on energiatõhusamad, siis kulub selle sama mugava temperatuuri hoidmiseks vähem. Ilmselge kokkuhoid. Noh, neid asju on veel masinatega. Sa sõidad autoga, mis kulutab märkimisväärselt vähem bensiini kui vana Volga ja see on võit tarbijale, võit keskkonnale. Et sama asja meil tuleb teha tekstiiliga, on ju. Aga räägime kõigepealt materjalidest, et mõned materjalid on paremad kui teised. Harri, valgusta meid. Noh, nii nagu Reet juba natukene valgustas, igal juhul võiks olla nii-öelda monomaterjalid, kui vaatame disaini keskselt, kui me räägime olelusringi põhiselt, sest me peame alati vaatama ühte toodet ja materjali nagu kogu sellises olelusringis, alates sellest, kus ta nii-öelda pärineb, tarbimine, kasutamine ja lõpuks, kui ta jäätmeteks muutub. Ja siin tõesti on niiviisi, et meil oli, mina kauhkusega ütlesin, et mul on 100% puuvill, aga jah, ütleme, kliimaseisukohast puuvill on parem kui ütleme polüester, aga ta on seotud paljude teiste keskkonnamõjudega, eelkõige vee tarbimine ja nii edasi, mis tegelikult lõppkokkuvõttes summa summarum olelusringi põhiselt on tegelikult puuvill võib-olla keskkonnamõju üldsum mõistes isegi hullem kui polüester särk, nii et selles suhtes peab olema jällegi teadlik nende materjalide valikutel, kõik need nii-öelda looduslikud kiud, mida me tänasel päeval peame siiski keskkonnahoidlikeks, ei pruugi seda olelusringi põhiselt üldsegi olla. Puuvill ei olegi hea siis või? Muidugi ei ole. Jah, Reet ütlesin täpselt, Reet on uurinud seda puuvilla olelusringi algusest lõpuni ja tegelikult see on seotud jubedate keskkonna ja sotsiaalsete mõjudega ja selle kõrval just kui me räägime sellest, et on polüester väga hea, aga polüester pole hea kliima mõistes, sellest, et ta on väga paljugi fossiilse põhiseb. Et me peame ikkagi ka siin innovatsiooni tegema ja otsima võimalusi nüüd nende võimalike nii-öelda kiud algainete jaoks, siin on palju räägitud viskoosist, eks ju, võib-olla Reet hiljem kahe sõnaga mainib, eks ju. Ja räägime kõigepealt ära, mis see puuvill saadanast on, et mis siis kulutab palju vett? Kui sa mõtled, mis piirkondades puuvill kasvab, siis pikalt ei pea mõtlema, milline see sotsiaalne mõju seal on, eks. Ma usun, et neid videosid, intervjuusid on kõik ju näinud, nii palju sellest räägitakse palju, aga jah, tegelikult kõige suurem keskkonnamõju puuvilla puhul tuleb tegelikult magevee tarbimisest ja kasvuperiood. Maakasutus, liigiline mitmekesisus, kelle nimel ju raiutakse maha metsasid, pannakse see puuvill igale poole kasvama, et tegelikult see on loomaliigid ja nii edasi. See on väga pluss kõik see kemikaalide kasutus, mis sinna juurde tuleb. Aga seal on ju terve see majandusharu on ju välja arendatud, kus on kirjutatud orgaanilisest puuvillast tooted. Orgaanikkoton. Sellepärast me oleme harjunud selle puuvillaga ja midagi pole teha, need piirkonnad lihtsalt on, miks Eestis näiteks kunagi me kasvatasime lina ju Eestis, isegi mina mäletan, kui viimane lina kasvatav ja tootev ettevõtte Eestis läks pankrotti ja oma tootmise kinni pani ja vanarauaks müüs oma tootmisliini, et klimaatiliselt me võiks vabalt siin lina kasvatada, aga ega see põhjus on ju väga lihtne, meie tööjõud on nii kallis ja me ei suuda turul konkureerida selle hinnaga, eks loomulikult see on tegelikult nii keeruline ja kompleksne teema, me ei jõua seda kindlasti täna siin arutada, aga see, kui me räägime ainult Euroopast, me peame kogu aeg ikkagi saama aru sellest, et suurem osa asju, mida me siit tarbime, tuleb Euroopast väljaspoolt, et loomulikult me võiksime ja ma olen täiesti 100% Kadrisuga nõus, muidugi olekski hea, aga mitte iialgi ei tule näiteks tekstiili tootmine Euroopasse tagasi, et seda ei juhtu mitte kunagi, et kogu innovatsioon on juba Euroopast väljas, tehased on väljas, teadmine, oskused, kõik on väljas siit. Lisaks ka jäätmekäitlus, see on veel kõige hullem asi selles mõtles, et tegelikult me oleme ju ka oma jäätmekäitluse ringlussevõtu osas ju pidevalt Aasiale toetunud ja ega see ei ole ka saladus, et need nii-öelda sorditud rõivastest, mis tuuakse Põhjamaadest ja siia meile sortimisse, sellest valdav osa läheb kolmandatesse riikidesse kas korduskasutuseks või niinimetatud ringlussevõtluseks, ega me täpselt ei tea, mis seal toimub, eks ju, ja selles mõttes tegelikult ka hea näide oli see, kui Hiina pani oma turu ehk siis teisese toormeturu, ümbertöötlemisturu kinni ja sisuliselt tänasel päeval ongi Euroopa Liit nii-öelda pikali sellest võttest ja mina arvan, et see on ülioluline, et nüüd ja ma näen, et ka need uued rahastusmeetmed ikkagi läbi teadusarenduse
no peame tagasi tooma selle nii palju kui võimalik. Ma olen Reedega nõus, et tootmise osas me seda palju tagasi ei too, aga disain on ju siin. Tegelikult disain ja selle nii-öelda lõppkäitlus peaks olema ikkagi siin, et see oleks meil kontrolli all ja nende disainerite õpetamine, et nad saaksid ka aru, ütleme, need brändid, kes ju asuvad valdavalt arenenud riikides, et nemad võtaksid ikkagi eelkõige vastutuse ja muidugi on vaja neile tekitada survet tarbijaskonna poolt, aga muidugi see nii-öelda arendustegevus on oluline, aga siin ma väikse kommentaarina ütlen, et me oleme Eestis nii väikesed, et me võime natukene anda raha Tehnikaülikoolile mingisuguse tehnoloogia väljatöötamiseks, aga see kindlasti peab olema rahvusvaheline. Just Euroopa Komisjoni Horizon 2020 projektid on need, mis tegelikult koostööna aitavad tekitada palju paremat tulemust, ehk siis tegelikult palju asju on tehtud. Siin ei olegi võib-olla Eestis meil mõistlik hakata nüüd täiesti otsast peale kõike tegema. Reet võib öelda, tegelikult ka Reedal sul on juba valik olemas, millised seadmed sa võib-olla tahaksid ja võiksid rakendada, kui sa saaksid raha, eks ju. Et tehnoloogilises osas ei ole väga suurt probleemi, kuigi suurem probleem on see, et mis sellest ümbertöödeldud materjalist siis tehakse, need tooted, eks ju. Kas me oleme valmis neid natukene kallimaid ja võib-olla natuke madalama kvaliteediga tooteid tarbima. Et see on nüüd küsimus ja me üldiselt me ei taha sellist... Me ei taha rohkem maksta, see on täiesti loogiline. Ei taha rohkem maksta ja saada kehvema kvaliteediga välja venivat pulloveri. Reet teab väga hästi, et kui sa teed ümbertöödeldud kiust, siis see ei pruugi olla sama kvaliteediga. See kvaliteet tegelikult on meie peas. Me peaksime selles osas ka kindlasti ümber mõtlema. Ja kolmas asi, mis on läbi käinud, tegelikult me peame oluliselt aeglustama oma tarbimist. Kui me räägime sellest samast süsiniku jalajäljest, siis kui me kuskil suudaksime oma rõivaid 9 kuud pikemalt kasutada, siis me tegelikult oma süsiniku jalajälge, isikliku süsiniku jalajälge vähendame 30%. See on väga suur ja kui see nüüd kokku kõik lüüa, siis me tegelikult saavutame olulise panuse ja transpordi energeetika kõrval tegelikult see tarbimine ja miks mitte see sama rõivad kui üks olulisemaid tarbimiskaupu mängib rolli siin kogu pildis. Ja siin me jõuame jälle tagasi ikkagi sinna ka, et väga oluline on ikka inimeste teavitamine ka, et Keskkonnaministeeriumis me võtsime ette ju projekti eakate jäätmekool, kus ma olen isegi mitmes kohas kohal käinud ja tegelikult väga tore on näha, kuidas eakad väga tulevad kaasa, mõtlevad kaasa ja tegelikult üks sõnum on see, ega me kliendina ja tarbijana peame ikkagi suunama ka seda tootjat, et kui me ostame veel pakend, mis on korduvalt pakendud, pakendi sees pakend ja veel pakend, siis mis tuli selgelt tagasi, et eakad on väga targad ja nutikad, et nad väga vaatavad seda, väga keskkonnateadlikud, et mis on, mille sisse pakendatud, kuni sinnamaani välja, millega me ju maadleme siin ka plastiku puhul, et tegelikult plastik peaks olema ka monomaterjal, mida puhtam on plastik ja üks materjal, seda lihtsam ja kergem on, odavam teda taaskasutada. Jaa, arusaadav. Ma julgustan teid ringi käima ja vaatama, mis seal stange peal on. Esimene julge on seal juba olemas, et puuvillast me rääkisime. Esimesed mustad püksid on 100% puuvillast ja ma saan aru, et mingil määral siiski nagu õnnestub seda ümber töödelda. Järgmine asi, see lilla on 100% viskoos. Viskoos on mis asi ja kas see on hea peal? No sõltub, kelle vaatevinklis vaatame, kui me vaatame viskoosi kui nii-öelda tselluloosi põhist polümeri, siis kindlasti tänasel päeval teadus-arendustegevused on viinud sinnamaani, et sa sisuliselt viskoosi saad lõpmatuseni ringlusse võtta. Aga ma näen ka juba osa inimesi, kes võib-olla hirmunult karjatavad selle peale, sest tselluloospõhi tuleb metsadest, eks ju. Et siin on jällegi küsimus, et mis see algallikas on, aga igal juhul kõik uuringud näitavad, et viskoos saab olema selleks tuleviku polümeriks, mis kindlasti tekstiili valdkonnas hakkab väga olulist rolli mängima. Et kui seda ümber käidelda, siis see kiud ei lähe hapramaks, ei lähe lühemaks. Uus kiud, jah, see on keemiline protsess, tuleb lihtsalt uus kiud. Ja kas ma saan niimoodi aru, et see tselluloosi tehas, mis sinna Tartu juurde pidi tulema, et idee poolest me oleks võinud seal saada viskoosi toota? Jah. No idee poolest see on täpselt nii, et tselluloosi põhiselt saad sa ju viskoosi toota ja sellega tegelevad täna kõik Põhjamaade suured ettevõtted, ehk siis eesmärk ongi valdavalt see tselluloos viskoosiks ümber töötada. Aga kas me magasime maha selle võimaluse nagu kuidagi eesrindlikud olla? Jah, teised. Ei maganud küll, ettevõtjad ei ole püssima põõsasse visanud ja eks see ei ole täna teema arutelu, aga ma usun, et Eesti ühel päeval ka lokaalse ja oluliselt väiksema tehase, ma arvan, saab, et tegelikult vaatame suures pildis, siis Soome ju väga tugevalt ka tselluloosi tootmist arendab ja läheb edasi ja inimesed saavad aru, et see pakub tööd ja leiba ka.
okei, vaatan sinna stangele veel korra, et täitsa julgelt tõuske püsti, vaadake, on ju, mis seal on, katsuge ise, kuidas see materjal tundub käe all, kas tahaks kasutada, kas tahaks selga panna, et seal on üks roheline särk, mis on üleni 100% linasest. Linast saab ka, eks ole, taaskäidelda. Siis on roheline seelik, mille pealiskiht on 100% polüester ja vooder on 100% viskoos. Räägime ära, mis see polüester on. Polüester on naftapõhine kiud, et see nüüd jällegi sõltub, kuidas ta valmistatud on ja mis seal sees on, et põhimõtteliselt on seda ka võimalik, kui ta on 100% polüester võimalik ümber töödelda, aga selleks meil on jah vaja algandmeid. Aga see on nüüd hea või halb või? Nii ja naa, no see on jälle seesama, nagu Harri ütles, et tõesti selleks, et nagu teha see otsus ja öelda, mis on hea ja halb, me peame ikkagi kogu seda olelusringi vaatama, et noh, see kõik sõltub, kust poolt me vaatame, et kui me vaatame nagu keskkonna seisukohas, siis noh, neid uuringuid on nii palju, ütleme siis nii, et ikkagi öeldakse, et kõik, mida sa suudad, siis pikemalt ja võimalikult lihtsalt ringluses hoida ja kui ta juba korra loodud on igal juhul keskkonnasäästlikum, kui siis panna nagu lõputult maad, kui meil ei ole maad piisavalt, et toitu kasvatada, et panna see toormaterjali alla, et sõltub, kust poolt sa vaatad. Siis on see sinine seelik on pealt on 100% vill ja sees on siis viskoosist vooder ja siis on see üks niisugune asi, mis on nagu mantel või pintsaku, ma ei tea, mingi vahepealne toode. See on hästi mõnus käe all, super toode, aga siis ma vaatasin see sildi peale, see koosneb 4 erinevast asjast. Nii, kui mingis asjas on rohkem kui 2 komponenti, siis mis sellega teha saab? Temaga ei olegi muud midagi teha, kui näiteks väga kergelt saab seda toodet hoida nii kaua ringluses, kui vähegi võimalik on teda ümber disainides ja ehk siis väärtustava taaskasutuse ja ümber disaini meetodid rakendades, et see on nagu, see on üks selline jälle hästi tarbija teadlikkusega seotud, aga selline kohalik väärtustav taaskasutus on loomulikult absoluutselt kõige keskkonnasäästlikum peale korduskasutust, et seda tegelikult teha, sest et ega see, noh, nagu me siin enne rääkisime, see kasutatud rõivajääk on väga keeruline, et aga midagi väga suurt teha tööstuslikult, kui meil ei ole mingisugust seda toru, kuhu me ta sisse lükkame, teiselt poolt meil erinevad kiud välja tulevad, seda toru hetkel olemas ei ole, on ju. Et siis ikkagi see esimene ülesanne on seda toodet nii kaua, kui vähegi võimalik hoida kasutuses. No jah, mehaanilise ringlussevõtu mõistes on tegu ikkagi niisuguse väga paha tootega, et sisuliselt jah, Reet teab, et on üritatud küll kiustada, aga see tulemus on nii kehva kvaliteediga see lõng, et sellest on väga raske midagi, ütleme, uuesti nagu taasväärtustada ja toodet luua, aga seda saab tuua või teda saab kasutada võib-olla tulevikus mingite uute toodete tegemiseks, miks mitte mingid isolatsioonipaneelid või muud asjad. Jah. No mul on väga valus õppetund aastate tagune õppetund, kus me tegime toreda Viljandi ettevõtte Toomtekstiiliga koos või katsetuse, kus me mõtlesime, et me mehaaniliselt ümber töödeldud vilti teeme ja meil jäi seal laulupeo särke puuvillaseid üle mingi ports, aga noh, meil ei olnud piisav hunnik ja siis Uuskasutuskeskus kogus meile T-särke kokku juurde ja ei olnud mul siis nagu täpset juhendit ette antud ja need T-särgid, mis siis Uuskasutuskeskusest tulid, nendest osad sisaldasid siis ka naftapõhist kiudu ja läksime Viljandisse ja tegime suure väga vahva testi ära, mille tulemusel keerasime nende masinad uksi ja nad 2 nädalat puhastasid seda pärast. Ei no midagi katki ei läinud, kõik oli väga tore, aga see oli nagu hea selline reaalajas õppetund, et tõepoolest, et isegi kui sul on olemas masinad ja isegi kui sa teed kõige paremat ja katsetad, siis kui tegelikult sul ei ole see toormaterjal või see materjal, mis sa masinasse lükkad 100% puhtalt sorteeritud, siis tegelikult ükski ettevõte sellist eksperimenti rohkem ei tee. Kui sul on tõrvatilk meepotis. Jah, siis on kõik. Peab tuksi. Muidugi. Toomtekstiili, ta teeb, Rene, mis asju ta tegigi? Ta võtab ka ju mingi tekstiilijäätme ja teeb sellest mida? Teevad mingisuguseid müramatte ja mingeid matte teevad nendest. Nad taaskäitlevad iseenda ülejääke. Sisuliselt panevad tagasi oma algsesse tootesse kõige rohkem, aga nad on üritanud ka tootedisaini teha. Nende põhiline probleem on see, et Eesti on liiga väike, nad ei suuda nende toodetega globaalsele turule minna. Ja see ongi paljude Eesti ettevõtete probleem, et sa võid teha väga huvitava ja toreda toote sellest nii-öelda kasutatud materjalist, aga kuna sul ei ole nii-öelda globaalset müügikanalit, siis sa ei saagi seda maha müüa. Samas näiteks, ja minu arust oli see
toon tekstiili näide väga hea, mis on KIK-i rahastuse saanud ja tegelikult tootmisjääkide ümbertöötlemise mõistes ainulaadne kõige suurem ümbertöötlemise võimekus kogu Baltimaades, et selles mõttes kohtu omas käest, aga samas on olemas, eks ju, Vendre, kes tegelikult omab globaalseid kanaleid ja nad on olnud tunduvalt edukamad sarnaste toodete turustamisel. Jällegi, lõppkokkuvõttes on see ikkagi üks ärimudel, et me võime rääkida tehnoloogiatest, lahendustest, aga lõppkokkuvõttes meil on oluline, et see asi pandaks kokku ärimudeliks, et me saaksime selle asjaga nii-öelda majanduslikult toimima. Eraldi vaadatuna nii-öelda teadlikkus, tehnoloogia, kui nad ei ole niiviisi kokku pandud ärimudeliks, siis eriti ka midagi ei juhtu. Me kohe läheme nende mõtetega edasi, et kuidas see innovatsioon siis võiks välja näha ja kelle poolt see võiks tulla. Aga lihtsalt kokkuvõtteks, et me tarbijana saaks aru, aeg-ajalt tuleb mingeid uusi asju osta, on ju. Millest neid siis tohib osta ja millest ei tohi osta? Mis materjalist? Noh, kui me vaatame, mis see hierarhia on, siis kõigepealt tuleks loomulikult kordus kasutada ehk siis osta või vahetada oma sõpradega ja osta siis neid asju, mis on juba loodud ehk siis teise ringi rõivad. Järgmine võiks olla see, et sa vaatad oma kapi üle ja vaatad, mida sa saad ise teha või lasta siis kohalikul disaineril näiteks teha. Et üks toode, mida meie teeme päris palju ja just nimelt mitte seetõttu, et me ise seda nii väga teeksime, aga inimesed tulevad näiteks tuled sa meie juurde oma 3 vana T-särgiga, me teeme sellest sulle 1 uue. Tõsi, jah? Ja. Ma ei teadnudki, et te teete seda. No sest me teeme, sest keskkonnateadlik klient soovib seda ja loomulikult me teeme. Et see on nagu järgmine, et sa tegelikult tõepoolest ei viska oma väikseks jäänud või siis ühe augukesega asju prügikasti, vaid sa teed nendest uue toote. Siis järgmine loomulikult kiht peaks olema see, et sa vaatad turul ringi, et kes siis on jätkusuutlikud ettevõtted, kes on võimelised pakkuma sellist toodet, mis on läbipaistva nagu tarneahelaga, ehk siis kes kasutab kas ümbertöödeldud materjali või kes siis toodab tooteid nii-öelda väärtustava taaskasutuse meetodil, ehk et toormaterjal on siis juba tulnud kuskilt nagu olemasolevast materjalist. No, ja siis järgmine samm on loomulikult, seal on hästi palju erinevaid võimalusi siis ja siis seal kogu selle hierarhia lõpus seal on siis selline tavaline kiirmoe kaubamärk, mida meil kõige rohkem tarbitakse, et tegelikult mõistlik oleks sinna poodi üldse mitte minna. Üldse mitte minna, okei. Kas selles osas on kellelgi küsimusi? Aga palun mikrofon ka sulle siis. Andke kohe aegsasti palun käega märku, kellel on veel küsimusi, et siis ma praegu vaatan ära, kus te olete, lehvitage. Ma ei näe kätte merde. Seal üks. Jaa, võt sinnapoole ka siis mikrofon. Ole hea küsi. Ja, mul küsimus oligi sellest kiirmoest, et enne Kadri rääkis Euroopa Liidu võimest mingit protsessi suunata, et tegelikult nii H&M, Zara, väga paljud, tegelikult üldse vist suurem osa maailma globaalsetest riidebrändidest on Euroopast. Kui palju saab Euroopa Liit neid suunata midagi muutma või tegema teistmoodi? Võib-olla see lihtne lahendus H&M-i suhtes seda pole veel olemas. Aga kui me räägime üldse tootmisvõimsustest ja selge on see, et väljaspool Euroopa Liitu on odavam toota, eirates igasuguseid keskkonna tingimusi, siis ühe lahendusena eelkõige mõeldakse seda näiteks elektritootmisel või siis metallitööstuses on räägitud süsiniku piirimehhanismist. Ehk et ei juhtuks nii, et me paneme siin oma elektrijaamad kinni ja hakkame tooma Venemaalt kivisöe elektrit, teades, et jalajälg on suurem, aga lihtsalt nad ei ole liitunud nende reeglitega, mis meie. Ja seesama, kui ta nagu piloodina jõustub mõnes sektoris, lõpuks on ka selge sõnum kõigile teistele tootmisharudele, et kui sa tahad turgu saada Euroopa Liidus, siis sa pead täitma meie reegleid, olema puhtam või kui sa ei ole, siis sa maksad need samad tasud, mida meie ettevõtted peaksid tasuma. Et mingid väga häid hoobasid selle H&M ja Zara vastu või poolt ei ole? Meil praegusel hetkel ei ole süsiniku jalajälje maksu sellisena väljaspool Euroopat tootmisel ei ole. Siin läbi energia tarbimise loomulikult kõik need tootmisüksused peavad olema, aga tuleb tähele panna, et Reet on täiesti veendunud, et mitte kunagi tekstiilitööstus enam massiliselt Euroopasse tagasi ei tule. Hästi hea näide minust on Prantsusmaa. Prantsusmaa selle aasta alguses kehtestas tarbija oma vastutusega tekstiili valdkonnas. Ja oli. Ja see on õudselt huvitav nüüd näha, kuhu nad aasta lõpuks jõuavad, aga juba minul on olnud oluliselt kõnesid ettevõtetega, siis ütleme siis nii, et vaid väga suurte Prantsuse ettevõtetega, kes on väga hädas ja on saanud aru, et nad peavad hakkama ärimudelit muutma. Oota, mis see sisu oli? Räägi see ka lahti. Nad peavad oma kasutatud rõiveid tagasi võtma.
ehk siis see tähendab seda, et kui sa ostad H&M-ist ja sa enam seda ei taha kanda seda või midagi juhtub sellega, sa ei vii mitte uuskasutuskeskusesse, vaid sa viid selle H&M-i ja H&M peab selle võtma tagasi. aga seal oli mingi trikk veel sellega ka, et need riided, mida maha ei müüda, mida on ka päris palju. Neid Prantsusmaa jah, nüüd ei tohi enam ka prügilasse saata, et see on, minu arust on see suurepärane ja ma väga loodan, et teised Euroopa Liidu liikmesriigid jälgivad seda sammu, kui see muidugi ei lõppenud tohutu fiaskoga ja ma arvan, et tegelikult pankrotilaine on tulemas, sest see, kui sa mõtled loogiliselt, et H&M peaks hakkama nagu ise, nad muutuksid jäätmekäitlusettevõtteks on ju, või nad peaksid, või kui sa võtad Inditexi, kes on maailma üks ongi kõige suurem vist ja kui sa võtad kõik nende kauamärgid ja nad peavad hakkama aga mina arvan, et see on üks suurepärane võimalus, kuidas tegelikult ikkagi muuta seesama, millest me natuke oleme täna rääkinud, seda ärimudelitest, et mul oli siin mitme tunni pikkune vestlus ühe Prantsuse väga tuntud ettevõtte jätkusuutliku inimesega, kes juhib selle innovatsiooni jätkusuutlikkust ja see kõne lõppes tõdemusega, et jah, et meie võime ju siin mõelda ja otsida neid võimalusi, mida teha nende rõivastega, neid väärtustavalt taaskasutada ja ümber töödelda. Võimekus on meil nii madal, et me seda teha ei saa, tooted lähevad jube kalliks, aga tegelikult tuleks ikkagi kogu protsessi muuta, tuleb ümber täielikult disainida ärimudel, tuleb hakata mõtlema, kuidas üldse see ettevõte, kuidas see disainer selle toote loob, et me kogu aeg siin räägime, kuidas lahendada seda probleemi ja ma olen istunud ka selle jäätmehunniku otsas ju nii palju aastaid ja kogu aeg me arutame, et mida me peame tegema selle jäätmehunnikuga. No tegelikult me peaksime, loomulikult me peame sellega tegelema, absoluutselt, aga samal ajal, kui me mõtleme, mida kogu selle pasaga teha, me peaksime tegelikult mõtlema, et kuidas üldse toota ja luua asju nii, et meil ei tekiks jäädet, et sa ju poodi minnes ju mõtled ka selle peale, mina olen laisk inimene, alati kui ma poodi lähen, mõtlen, et ma ostan selliseid asju, et ma ei peaks prügikasti homme välja viima. Et see on sama nagu tegelikult samamoodi peaks vaatama nagu ikka seda, et kuidas me suudaks teha asju nii, et meil ei tekikski jäätmeid. Meil on üks küsimus siin veel õhus on ju, ole hea, küsi. Ma tegelikult natuke vist juba sain ühe mõtte, et ma lihtsalt kevadel jäi kõrvu see, et kui siin seoses koroonaga nagu see e-kaubandus väga aktiveerus ja inimesed hakkasid ka rohkem rõivaid ostma veebipoodidest, et siis tuli kuidagi ka see uudis, et tegelikult need rõivad, mis me tagasi saadame e-poodidest tellitud riided, mis meile näiteks siis selga ei lähe või meile tegelikult ikka ei meeldi ja meil on see tagastusõigus, et suurem osa nendest asjadest tegelikult läheb prügimäele, et nagu keegi ei näe vaeva sellega, et neid uuesti nagu müüki panna. Ja minu meelest see on nagu ikka ääretu lollus ja ma tahtsingi küsida, et kas see oleks nagu selline asi, mida kuidagi regulatsioonidega ikkagi saaks nagu piirata, et sellist asja nagu ei tohiks teha. Et võib-olla siin see Prantsuse näide tegelikult võib-olla ongi üks asi, millega sa juba saad nagu mõjutada seda ettevõtet, siis ikkagi neid asju kuidagi nagu korrastama ja müüki panema, eks. Kes tahab vastata? No ma võin vastata natukene, mis puudutab jah seda tootja vastutuse põhimõtet, sest et seda jah, komisjon on ju kasutanud väga erinevate jäätmevoogude ringlussevõtu ja ka disaini edendamisel, needsamad pakendijäätmed, vana elektroonika, autoromud, rehvid, Eestis nad tegelikult ju toimib nende käitlemine ja ringlussevõtt läbi tootja vastutuse põhimõtte. Aga me ju ka siin enne rääkisime tegelikult, ega me ei ole siiamaani nende samade mainitud jäätmevoogude käitlemisega väga rahul, sest see tootjavastutussüsteem siiski lonkab, ta lonkab paljudes liikmesriikides ja sellepärast tähelepanuga vaadatakse praegu tõesti Prantsuse näidet, ka seal krigisevad mitmed asjad, mina räägin nüüd rohkem nagu spetsialistina, et tegelikult põhimõte on väga hea ja selles suhtes ma olen täitsa Reedaga ühte meelt, komisjon ei ole ka väga veel seda survestanud just selle asja pärast, et seal on väga palju küsimärke taga. Just needsamad e-kaubandus on üks asi ja paljud muud asjad, kui me räägime näiteks pakenditest, rehvidest või muudest, siis nende turule panijaid on väga lihtne identifitseerida. Aga rõivaste puhul on see väga-väga keeruline ja seda enam, kui tuleb see e-kaubandus, siis me tegelikult võime osta ju igalt poolt neid tooteid ja tegelikult nemad jääksid siis sellest niinimetatud tootjavastutusskeemist välja, sest need on võimatu identifitseerida, nemad siis ei panusta sellesse nii-öelda tagasivõtu ja ringlussevõtu süsteemi ja siis on need kaubanduse ja ka brändide esindajad on öelnud, et siis meie peame kinni maksma niinimetatud jäneste nii-öelda poolt turule pandud jäätmete kogused ja tegelikult seal on palju asju ja Eestis ma arvan ka, et see on igal juhul mõistlik suund, Euroopa Komisjon seda väga soojalt soovitab. Ta ei ole veel seda nii-öelda väga survestama hakanud, aga võib juhtuda, et aastaks 2025 tuleb komisjonist juba lausa karm mingisugune jäätmeregulatsioon, mis ütleb, et tulebki tootjavastutuspõhimõte rakendada ka tekstiilide puhul. Me peaksime olema siis valmis seda
palju paremini tegema, kui me oleme näiteks pakendite ja muude asjade puhul teinud. Meil on siin väga palju veel õppimist ja korrigeerimist tegelikult ja see e-kaubandus on saatanast mõnes mõttes, sellepärast et me arvame, et see on väga keskkonnahoidlik ja tore. Tegelikult ta toob väga palju lisajäätmeid nii pakendijäätmetena kui ka tarbimise mõistes. Ja kolmas asi on see, et tegelikult need samad tooted tihtipeale kipuvad siis prügisse minema ja seesama tootjavastutusskeem ei tööta, sellepärast et keegi ei tea, kes nad siin lõpuks turule pani, kes siis vastutab nende asjade eest. Kuulge, väga head kommentaarid ja väga head küsimused, et kes tahab veel küsida midagi ja vahele rääkida, et palun vehkige käega. Palun, näe. Sinna poole mikrofoni, kelle käes. Siim, saad sa sinna? Juba tuleb. Ja. Ma hästi nõustun sellega, mis just Reet hiljuti nüüd ütles, et me räägime hästi palju probleemi lahendamisest, aga me tegelikult peaksime ka rääkima sellest probleemi juurest või põhjusest. Et ma ise olen mõelnud selle peale, et kui meil ongi mõned variandid, mis me teame, et on väga halvad, nagu näiteks see kiirmood, mis me teame, et tüüpiliselt on toodetud väga saastavates tingimustes, väga halbades sotsiaalsetes tingimustes, siis kas me ei peaks äkki lihtsalt neid halbu variante põhimõtteliselt turult ära kaotama, kas ära keelama, ütlema lihtsalt seadusega, et me ei luba sellist laastamist või rakendama näiteks mingisuguseid makse, et kui ongi mugav inimene läheb poodi ja ta tahab osta endale uut T-särki, siis selle kõige halvema variandi kasuks otsustamine oleks ka kõige ebamugavam. Kas keelamine või maksustamine on lahendused? No kodumasinate puhul on alati turult välja lükatud just need kõige rohkem energiat tarbivad kodumasinad. Ja on kokku lepitud, et kui kodumasinates 50% Euroopa turule tulevatest näiteks külmkappidest juba jõuab A ja B kategooriasse, siis vaadatakse jälle kategooriad üle, et innustada tootjatel innovatsiooni ja säästlikkust. Jään vastuse võlgu, et midagi seesugust oleks rõivakaubandusest. Kadrit nii palju veel üleüldse, et Eesti oma eesistuja, kui ta 2017 eesistuja oli, siis ju tegelikult Eesti väga jõuliselt viis seda sõnumit ju ka Euroopasse, et üleüldse teha digitaalne tootepass üks asi, et me kõik näeksime juba mis iganes toodet ostes, kui suur on selle keskkonna jalajälg, et palju sinna on läinud erinevad materjaliks ja kaotada ära näiteks need samad paberpassid, see on natuke teine teema, aga suures pildi selle sama ju, et kui me täna ostame mingisuguse telefoni, siis me saame seal veel võib-olla 10 keeles kaasa paberit, mis lihtsalt tegelikult läheb meil raisku, eks. Kui me eeldame, et me viime ta sinna, kus ta viima peab, aga ma tihti arvan, et palju läheb ka segaolmesse. Aga jah, et see on nagu see teema, et Eesti selles mõttes on küll Euroopas ikkagi ka Keskkonnaministeerium on sisendit andnud juba siin varasemalt, et selle suhtes vaadata. Aga mis mul enne meelde tuli, ma tahtsin öelda, et Keskkonnainvesteeringute Keskus viib läbi sellist ka ideekorjet või niisugust nagu mini-negavatt ja mul tuli meelde seal noorte ettepanekud, kuidas tekstiiliga võiks käituda paar asja. Et seal üks ettepanek, ma mäletan, oli see, et peaks panema inimestele peale tüki arvu, palju võiks aastas üks inimene osta. Ja teine asi, mis on tegelikult, ma arvan, täitsa kaalumist väär mõte on see, et panna pant, teha riidesemele pant. Et täna me rääksime, et meil ei ole veel kõige hullem siin võib-olla see kokkukorjamine, aga võib-olla riigiesemele pandi tasu kehtestamine võib-olla motiveerib meid oluliselt rohkem tagasi viima seda toodet sinna, kus peab. Jaa, ma kujutan ette, et Sarad ja AEM-i kinni panna või keelustada nagu päris keeruline, et see toob meid järgmise katastroofi juurde. Harri? Jah, ma nii palju küll ütleks jah, et kui nüüd vaadata tagasi, et Euroopa Komisjoni nii-öelda keskkonna valdkonnas toodete keelustamised, see hõglambid hea näide, eks ju, kus tegelikult keelustati ta võib-olla liiga kiiresti ära, sellepärast et paralleelselt oleks mõistlik olnud survestada, sest tegelikult ju see on selline tüüpiline näide, kuidas surmatakse innovatsioon, eks ju, et siis keelustamised selles mõttes ei pruugi olla kõige paremad, aga kindlasti teatud survestamine on mõistlik ja alati üldiselt ikkagi teatud majandusmeetmed on nagu paremad selles suhtes, eriti mis puudutab just seda innovatsiooniteket ja lihtsalt kommentaarina nii palju, et tõesti nende kodumasinate märgistamine on võib-olla nendest keskkonnamärgistest üks kõige edukamaid, mis Euroopa Liidust on toiminud. Ta on lihtne, arusaadav, iga koduperene ja peremees saab sellest asjast aru ja ta tõesti toimub igal pool ühtselt ja on selge arusaam, et mis kasu ma sellest saan. Väga raske on rõivaste puhul seda teha ja ka väike kommentaari pean ikkagi ütlema selle sama passi puhul, eks ju. Kui me siit loeme 3 rida, siis me juba, aga kui mul on pass, mis on võib-olla 100 ühikut pikk,
kui palju me sellest aru saame, et jällegi uuringud näitavad, et need niinimetatud ökomärgised peavad olema võimalikult lihtsad, arusaadavad ja selgesti kommunikeerima seda kasu ja võib-olla Reet, pärast sa võid tuua näite siis ka oma tootel olevat lihtsast sõnumist ja informatsioonist, et seda informatsiooniga ei tohi tarbijat ära tappa. Et must vale arusaam minust kõlama praegu jääks, siis see digitaalne tootepass, millest ma rääkisin, on just nimelt see, et me ei koorma seal poes või seda toodet üleliigse informatsiooniga, aga me anname just nimelt võimaluse nutiseadmetega ka vaadata sinna sisse. See info, mida me täna kätte ei saa, aga tegelikult teadlik tarbija saaks vaadata enne seda seadet või riiet ostes tegelikult, kui suur see jalajälg on, palju on läinud vett, kui suur on see CO kulu sinna olnud, nii et selles mõttes ma kindlasti ei arvanud, et me hakkame printima mingeid asju välja, just nimelt me tahame vähendada paberit kui sellist, et hoida kokku ja säästa loodust. No mida lühem see näeb, seda paremini jõuab kohale. Noh, siin eks selle rõivaga on üks keeruline asi, et enamus, kui me mainisime siin erinevaid suuri kiirmoebrände, enamus neist tegelikult ei tea loomulikult oma tootekeskkonna mõju, et nad ei saaks seda teada, sest neil ei ole läbipaistvust tarneahelas, et see on nagu esimene kõige suurem takistus seal alati, et moetööstus, ta on kerge tööstus, ta liigub lihtsalt ringi ja ta on nii hinnapõhine, et kui üks tehas pakub 5 senti paremat hinda kui see naabertehas, siis ta kolib kohe järgmise kohta ja mis energiat noh, see kõik sõltub alati regioonist, et meie siin aastaid tagasi, kui me alustasime koostööd ühe Aasia tehasega, siis esimene asi, mis me tegime seal tehases jäätmeanalüüsi ja keskkonnaanalüüsi, et üldse aru saada, et milline see mõju siis on ja noh, esimene suur üllatus oli see, et tegelikult see suur tehas, kes toodab aastas 200 miljonit toodet, üks tehas ainult, neil pole õrna aimu, kui tegelikult, kui palju ülejääke neil, palju neil jäätmeid tekib ja mis nendest saab, sest et jäätmekäitlus selles riigis tol hetkel ka puudus, ehk loomulikult see kõik läheb kas mustale turule või jõuab kuhugi keskkonda, kuhugi loodusesse, on ju. Et see kaos on suur ja noh, nii kaua kui ükski kaubamärk või ükski tellija ei küsi seda informatsiooni sellelt tehaselt, siis loomulikult see tehas sellega ka ei tegele, sest et see ei ole, ta teeb ainult seda, mida see tellija temalt küsib. Ehk siis noh, see on jälle see lõputu küsimus, et kes peaks võtma vastutuse ja siin on see täpselt samamoodi ja nii kaua kui meie toodete tarneahel või siis ütleme pikemalt tegelikult see eluahel on läbipaistmatu, me ei saa isegi seda informatsiooni tarbijatena eeldada või noh, see kaubamärk ei oska meile seda anda. No meie näiteks me teeme omale igale tootele, mis me välja toome, me teeme keskkonnaanalüüsi. Aga selleks, et seda saada, meil kulus ka 3 aastat, et käia läbi kõik tehased, panna kokku see sama arvutus, kuni selleni välja, et minuti pealt, kui kaua õmblusmasin töötab ja nii edasi, et see on tegelikult tänapäev jätkuvalt ikkagi veel selline teadus, on ju, et ta ei ole tavapraktika. Ja selleks, et me jõuaksime ühel suurel kaubamärgil on mitu tuhat tootjat ja kui sa siis mõtled selle peale, et ta peaks selle info nendelt tootjatelt kokku koguma, et anda meile seda infot, seda ei juhtu enne, kui need tootjad, kas nad ei oma tootmisi, mis tihtipeale, kui sa vaatad jätkusuutlike kaubamärke, esimene asi, mis nad teevad, ongi see, et neil on oma tootmine, kus neil on täielik ülevaade, nad teavad, kust tuleb toormaterjal, nad teavad, kes see toodab, kuidas toodab ja nii edasi, et neil on nagu tegelikult olemas täielik läbipaistvus. Ja see on nagu see esimene tingimus, mis peaks olema täidetud tegelikult siitpoolt. Ja ma arvan, et see on küll üks asi, mida küll saaks reguleerida, kui nutikalt mõelda, on ju. Kuidas see ongi seotud võib-olla ka ennekõike sellega, et ma tean, et Euroopa Liit tegelikult töötab välja ka sellist üleüldist sertifitseerimissüsteemi, mis just nimelt oleks väga tugevalt seotud selle sama ringlusse võtuga, aga selleks, et sa saaksid midagi ringlusse võtta, sul on vaja ka läbipaistvust, et sealt peaks see kõik algama. Said sa oma küsimusele vastuse? Kus sa olid? Jah, väga hea. No Maks on ju. Üks küsimus või üks küsija on meil siin valmis. Kas on veel kuskil küsijaid, et me saaks teie juurde saata mikrofoni? Jaa, väga hea. 2 minutit. Ole hea, küsi sa. Mul on kommentaar selle kommentaar selle tootepassi kohta, tähendab, mis tuleb igasuguse mobiiltelefoni ja muu sellise madruga kaasa. Seal ei ole kasutusjuhendit, enam ammu ei ole. Seal on pikk ohutusjuhend, mida mitte keegi mitte kunagi ei loe ja see on natukene garantiitingimusi. Kasutusjuhendid on ammu netis. See ei ole tootja enda initsiatiiv, see on puhtalt jällegi seadusandja poolt nõutud, et peab olema niisugune paberipaks kaasas. Aga mis puutab nüüd elektroonsesse tootepassi või üldse tootepassi, kus on kõik see jalajälg ja kogu see muu selline info kirjas, siis sellega me tapame väike ettevõtlus lõplikult ära.
sest kui meil on suur ettevõte, mis toodab mingit asja 10 miljonit tükki ja tal on 10 000 töötajat, siis ta võib panna 100 inimest seda paberitööd tegema, see ei paista kuskilt välja oma hinnast. Kui meil on Eesti väike ettevõte, mis teeb mingeid unikaalseid asju 10 tükki aastas ja kus on mingisugune 100-200 rida on seal elemendi loetelu pluss hulk tööoperatsioone, kui ta peab panema 2 inimest arvutama kogu seda kremplit, siis ta on nagu turult väljas. Üldiselt väiketootja, kes toodab 10 toodet aastast ja väga täpselt, millest ta toodab ja kus ta toodab, et see läbipaistmatus on ikkagi ennekõike suurte ettevõtete probleem. Ma julgen küll nii arvata. Tulge elektroonikatehast vaatama teinekord. Kuidas? Tulge elektroonikatehast vaatama. Tuleme. Rene, sa tahad kommenteerida? Jaa, ega ma palju ei taha, ikkagi kõikidel asjadel ei ole täna nii, et meil ei ole, on veel ikkagi tooted, meil on kaasas päris mahukad juhendid, nii et selle digitaalseks viimine on minu arust igati mõistlik. Palun siia küsimus. Ja kõigepealt tahan seda mõtet täiesti kiita, et see tootepass, kas ta on digitaalne või mitte, et see esiteks üks asi on tarbijate informeerimine. Pane natuke veel lähemale. Üks asi on tarbijate informeerimine, aga minu arust see tuli ka hästi välja siin, et tegelikult on ju väga palju võimalusi, mis täna jäävad kasutamata sellepärast, et me lihtsalt ei oska nende asjadega midagi peale hakata, kuna osad tooted on lihtsalt nii keerukad, et seal on nii palju komponente, et meil lihtsalt on odavam see ära visata, kui sellest midagi teha. Et see üks asi on see järeltarbimise informeerimine, see on üks pool, aga tegelikult ka tarbija informeerimine, kui me võtame näiteks toiduained, võtame paralleeliks, et seal on tegelikult ju tekkinud ju väga tõsised harjumused inimestel täpselt vaadata, millest see koosneb, võib-olla ka seda, et kust see tulnud on ja seal on inimeste huvi olnud, et ma arvan, et see ei ole nii ebareaalne tekstiili puhul. Ma olen täiesti nõus, et keerukamad tooted nagu, ma ei tea, autod või arvutid, et seal on neid komponente lihtsalt liiga palju, et seda tavatarbijale nagu kättesaadavaks teha, aga tekstiili puhul ma ei näe seda nii keerulisena, või siit on ka mu küsimus, et kas tekstiili puhul on nii palju keerulisi koostisosi ja komponente, et see tavatarbijale käiks üle jõu aru saada, millest see tehtud on. Tavaliselt see tellija isegi ei tea, millest see tehtud on, et see tava praktika on ikkagi selline, et kui näiteks H&M tellib teksapüksid, on ju, ta tellib neid väga mitmest sajast, võib-olla isegi mitmest tuhandest tehasest, on ju. Võib-olla mitmekümnest, ma täpselt ei tea, palju allhanke tehaseid H&M-il on. Aga kõik need tehased asuvad eri piirkondades, mõni Türgis, mõni Bangladeshis, mõni Hiinas. See tehas ostab toormaterjali ja valmistab kanga. Kas ta ostab selle kanga Indiast, kas ta valmistab selle ise, kust tuleb see puuvill, seda tihtipeale, kui ta ostab selle kangana, ei tea juba see tehas, kust kohast see toormaterjal tegelikult tuleb. Et see teebki, seesama globaalsus teebki selle toote nii keerukaks, et see ei ole nii, et me siin Võrumaal kasvatame lina ja koome selle kanga valmis ja sellest teeme endale jaki, on ju, et. Kui tohib natuke lihtsalt võrdluseks tuua, IKEA, vaata, kui asjad, mis neile firmadel on tähtsad, nad suudavad selle ära lahendada, et kui sa IKEA mõtled, kui detailselt nad panevad oma kõik allhankijad ühte pilli mängima, 100 korda mõõdetakse, keegi mingeid vigu ei tee, praaki ei tule, et lihtsalt, et sellele H&M-ile näiteks tuleb lihtsalt see oluliseks teha, et ta teaks, mis need asjad on. Aga kuidas teha see talle oluliseks pakku? Siin on ainult nagu, ma arvan, et avalikul sektoril on nagu seda rolli. Ma arvan ka, jah. See on ikka, IKEA-l on palju lihtsam, neil on väga konkreetsed alltöövõtjad tehased ja nad kontrollivad neid aastakümneid ja need teevad koostööd, saadavad audiitoreid sinna ja nii edasi. Ja neil on ülioluline tõesti see materjali sisaldus, aga nagu tekstiilitööstus on tõesti nii, et mõni sent vähem ja sa liigud juba hoopis võib-olla globaalselt teise tehasesse. See vahetatakse võib-olla poole tellimuse pealt vahetatakse tehast. Ja just sellise CO2 jalajälje mõistes on see väga keeruline, sellepärast et tegelikult lahendused on muidugi võiks olla. Tegelikult ma ütlen jah, et tekstiili toode võrreldes elektroonikatootega on mõnevõrra lihtsam ja lahendus saab ikkagi olla selles, et sa hakkad läbi sellise väga teadliku disaini neid asju arvesse võtma. Praegu neid ei ole see lihtsalt huvitanud ja mõnevõrra muidugi suruma peab. Küsimus on see, kas see jääb Euroopa Liidu keskseks ainult või see on globaalne, sest et siin on väga selge see, et kui liiga üle reguleerid selle asja ja informatsiooni hakkad koguma
muid asju, siis see tegelikult ei pruugi Euroopa konkurentsivõimele ka kõige parem olla. Nüüd see on väga oluline, et mis informatsiooni koguda, milleks seda on vaja teha ja lõppkokkuvõttes see on lõpptarbijale otsuse tegemiseks. Me ei pea hulluks siin minema, et siin kindlasti on võimalus ja Euroopa Liit ja Euroopa Komisjon välja töötanud ökomärgiste süsteemi. Mina näen, et sealt edasi minnes, kasutades neid olemasolevaid märgiseid ja informatsioonivahendeid, täiesti mõistlik edasi minna, aga me peame siis tekitama tõesti valmisoleku ja tõesti vaatame, et me kedagi siis ei diskrimineeri, eelkõige just ettevõtete võimekuse kohaselt. Ja selles suhtes Reet juba korraks mainis ka, et Euroopa Komisjoni poolt järgmine aasta tuleb tekstiilistrateegia ja ka kõigis teistes valdkondades niimoodi tootegrupp haaval ikkagi nõudmisi tõstetakse, et kui sa ostad uue särgi, siis sageli on seal nööp kaasas, et kui sa mõne ära kaotad, ei pea kohe särki ära viskama, eks ole. Aga ma ei tea, kui palju on teil juhtunud niimoodi, et garantiiaeg on mõnel kodumasinal otsas ja siis tuleb remondimees ja ütleb, et ei, see nüüd ei kõlba kuhugi, sa pead uue ostma. Nii et näiteks ka sellises asjas, et asjad oleks parandatavad, remonditavad, tuleb avalik sektor. Kui palju me täna teame, et mis sinna rohestrateegiasse pannakse? Tekstiilistrateegiasse? Jah, tekstiilistrateegiasse. Ma kahjuks ei tea, sest et ma ei ole otseselt vastutav. Ma tean, et minu leedukast kolleeg, kes vastutab keskkonna eest, oma teenistustega see ette valmistab, see ei ole veel jõudnud suurele lauale, kus teised volinikud oma panuse lisaks saavad. Nii et ta on töökavas olemas, aga detaile ei oska ma täna siia lauale panna. Põhipunktid on välja toodud, aga hea meel on tõdeda, et see disaini küsimus, millest me siin natukene ka oleme rääkinud, mis on oluline, see on seal väga selgesti sees, et eeskuju nende elektroonikaseadmete kodumajapidamistega on väga selgesti ees ja tahetakse minna ikkagi samas suunas. Ja see tegelikult selgesti tekitab survet siis nendele brändidele. Ma ei pea siin silmas neid tootjad kuskil Aasias, vaid ikka need suured brändid, kes maale toovad ja turule panevad. Et see toode tehtaks juba algselt sellest materjalist. Disainitakse nii, et seda saab hiljem taas kasutada. Just see, et seal ei peaks olema, ei oleks, see tekib neil huvi mitte tekitada 5 või 6 kiust segamaterjali, vaid vastupidi teha mingisugune lihtne materjal, mille põhiselt on lihtne ka seda infot saada ja edasi kommunikeerida. Ja hilisem muidugi ka jäätmekäitluse osa. Siiamaani on natukene see ringmajanduse pakett jäänud liiga jäätmekäitluse keskseks ja ma tahan veel kord rõhutada, et see tegelikult ei ole jäätmekäitluse probleemi lahendamine, vaid see on palju laiem, see on kogu sellise toote olelusringi, kogu selle ärimudeli ja majandussüsteemi lahendamine, mis on tegelikult palju laiem küsimus. No aga siinkohal me tahaksimegi ju olla, et me täna oleme rääkinud Prantsusmaast, aga miks me ei võiks rääkida, et Eestis proovitakse mingit asja või Eestis tehakse mingit innovatsiooni. Mida me siin üldse teha saame? Põhimõtteliselt me saame kõike teha. Me oleme nii hea väike riik, paindlik ja meil on ka veel, kui me räägime tekstiilist, meil on ka tootmist veel olemas, et kui koostöö oleks, me võiksime täiesti vabalt innoveerida ja muuta, ma arvan, Eesti jäätmevabaks vähemalt tekstiili valdkonnas küll. Ja. Soomest on meil näiteid, eks ole, Harri? Ja, soomlaste näide on ikka see, mis ma kujutan ette, milleta ei saa. Me oleme innovatiivsed, aga me oleme jubedad individualistid ka tootmise mõistes, et me tegelikult ei oska veel korralikult koostööd teha. Nende probleemide lahendamist ei saa teha ühe ettevõtte põhiselt või ütleme mingisuguses isoleeritud keskkonnas. Et seda saab teha koostööna ja seesama meie uuring, millest me siin alguses rääkisime, tegelikult tõi väga hästi välja, et ainuke võimalus, meil ei ole mõtet hakata siis lahendust tekitama siia Eestisse ainult Eesti jaoks, vaid see peab olema sellisel juhul piirkondlik lahendus ja Põhjamaad on teinud aastakümneid koostööd, seal on nad kokku leppinud, et investeeritakse ühiselt 2-3 regionaalsesse suuremasse käitisesse, üks tuleb Malmosse, praegu see soomlaste projekt on väga hea, mis on küll rohkem nagu soomlaste riigi poolt veetud, ta on juba 3 aastat siin toiminud, erinevad osapooled toodi kokku, alates siis tootjatest ja lõpetades omavalitsustega ja huvitav on just see, me enne küsisime, et kes peaks siis võtma selle nii-öelda vastutuse. Jah, ei saa ju panna vastutust keskkonnaministrile või keskkonnaministeeriumile, sest et te olete ju ainult seadusandjad, eks ju, et selle peab keegi ikkagi ellu viima ja just nende probleemsemate jäätmeliikide puhul ei ole ka päris see, et see erasektor veab välja, sest seal see kasumlikkus alguses nii-öelda innovatsioonifaasis on nii väike, et erasektor ei ole valmis seda nii-öelda riski sinna võtma
ja Soomes on väga selgesti praegu omavalitsuste koostöövormid, nendel on pikaajalised koostöömudelid olemas, kellel on võimekus teha koostööd teadusasutuste ja jäätmekäitlejatega. Praegu on tõesti nii, et Lõuna-Soome siis jäätmekäitluskeskus, mis on siis Helsingi ja ümbritsevad vallad, on siis sisuliselt tekitanud olukorra, kus selle projekti või programmi tulemusena nad hakkavad sel aastal juba sellist tehast, mida meie siin unistame, äkki ikkagi võiks tulla siia, miks ta ei võiks siia tulla, sellepärast oleks meile majandusele ja meie innovatsioonile hea, suure tõenäosusega teevad ära ja kõige imelikum on siis see, et me tulevikus COP2 peale 2025 kokku kogutud tekstiilijäätmed peaksime siis nagu Soome saatma. Praegu toimub nagu vastupidi, aga siis võib juhtuda, et see ja me jääme ilma majanduslikust kasust ja võib-olla ka paljust muust, nii et tegelikult mina arvan ikkagi, et me võiksime selle piirkondliku tehase siia teha. Ma saan aru, et Soomes riik toetab, on ju, ettevõte paneb mingi osa ja Euroopa Liit, kas neil on ju ka päris palju igasuguseid meetmeid või Euroopa Liidus ma olen üldiselt aru saanud, et raha on? Jah, peale selle me räägime siin sellisest Soome mõistlikust, see on küll puhtalt Soome enda riigi toetusel toimuv programm, aga nad kasutavad muidugi, kuna need erinevad partnerid on otsapidi siis üle-euroopalistes programmides sees, mis on valdavalt rahastatud Horizon 2020 rahadega ja seal on tehtud juba keemilise ringlussevõtuga ja väga palju tööd, et tegelikult need lahendused on olemas ja nende ülikoolid ka Soomes väga jõuliselt panustavad sinna sellesse nii-öelda Euroopa-ülesesse koostöösse. Tegelikult kasutatakse ära Euroopas tekitatud know-how'd, aga see rakendus ehk selle nii-öelda tehase ehitamine, see on suudetud Soomes üllatus ära teha. Meie siin praegu veel mõtleme. Kuidas see kõlab, Rene? See kõlab väga hästi ja mul on hea meel, et Harri sellest räägib, aga ma olen murelik selle koha pealt, kui me üldse räägime ühest või teisest tööstusest, kelle teine teema, aga me oleme ühiskonnas kuidagi väga kergekäeliselt kõikide asjade vastu viimastel aastatel, et see tselluloositehaseks, see on omaette asi, aga kui minu laualt käivad ka läbi, kui keegi tahab kuskile kanalat teha või tuuleparki või väikese paneele panna, siis ausalt öeldes see ütlus, me teeme kõik seda, et jah, palun teeme, aga mitte minu taha aeda. Et ma olen murelik, et meil ühiskond on kuidagi a priori kõikidele asjadele väga vastu viimastel aastatel, et me isegi ei taha arutelu tekitada enam, et kas üks või teine asi, nii et igal juhul meil on vaja, ma igal juhul toetan sellised mõtted, aga ma kutsun inimesi kindlasti üles, et ärme löö selliseid mõtteid ja projekte eos kohe nagu risti. Et teeme vähemalt uurime, vaatame, mis need võimalused on ja kas see on mõistlik, et ma oma töölaua peal tihti näen seda, et me kipume kohe EOS deliitima ära kõik arutelud juba, et see on mul murekoht. Selles mõttes on see tänane arutelu nagu väga hea, et me siin saame tekstiilist pikalt rääkida. Kadri, sa tahtsid midagi lisada veel? Ei, ma lihtsalt tahtsin reageerida sellele hüüatusele, et Euroopal ju raha on. Et tõepoolest suvel valitsusjuhid said kokkuleppele pikaajalises Euroopa eelarves ja ka taastepaketis ehk et siis kiires finants sellises vahendis, millega saab toibuda sellest koroona surutisest ja nad leppisid kokku selle, et iga 3 euro või siis 30% riikidele osaks saavast rahast, mida kasutada, peab minema kliimaeesmärkide täitmiseks. Nii et nüüd on see küsimus, et olgu ainult häid projekte, sest et see on päris nõudlik asi, et sa ei taha niisama raha külvata, sa tahad midagi mõtestatud teha ja liikmesriigid ise saavad otsustada, millistele projektidele nad annavad. Erasektoriga koos tuleb need head projektid leida. Ja ma kinnitan neid Kadri sõnu üle, et ma arvan ka, et nüüd järgmise eelarveperioodi jooksul head mõtted tõenäoliselt rahaliste vahendite taha ei jää, et pigem on nüüd meil vaja tarkust ja koostööd, et nii ülikoolide kui ettevõtjatega, et leida need head lahendused, mis tööle hakkavad. Selle mõttega on kena lõpetada, me ootame siis kõikidelt eestlastelt, kõikidelt, kes meil täna õhtul siin olid kuulamas, palju häid ideid, palju tarku valikuid, aitäh teile, väga tore oli. Aitäh!